Tere päevast, austatud Riigikogu ja tere päevast kõik, kes te jälgite tänast istungit siit Riigikogu istungisaali rõdudelt või ka sinise ekraani vahendusel. Me alustame 26. märtsi infotunniga ja head kolleegid, mul on kõigepealt teile palve kohaloleku kontroll, palun. Ja kohale on end registreerinud 19 Riigikogu liiget, puudub 82, nüüd juba 20 liiget. Ehk siis vahepeal on liikmeid juurde tulnud, aga tõesti registreerimise hetkel oli kohal 19 Riigikogu liiget, puudus 82. Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, kultuuriminister Heidy Purga ja majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Tere päevast, lugupeetud ministrid! Ning meie infotunni reeglid on ikka samasugused, nii nagu ka varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreerida ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit, vastamiseks aega 3 minutit. Ja lisaks saab siis see registreerunud Riigikogu liige võimaluse esitada ka täpsustav küsimus ja üks Riigikogu liige saab võimaluse esitada selle küsimuse raames ka lisaküsimuse. Ja kokku meil on täna 10 registreeritud küsimust. Neist esimene on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja teemaks on poliitika. Urmas Reinsalu, palun. Aitäh, härra peaminister! Eilne päev tõi kahetsusväärselt uudise selle kohta, et maksutõusude tõttu on ka Eesti Pank korrigeeris ülespoole inflatsiooni näitajad selleks aastaks, see on siis 6%. Ja teie koalitsiooni aluslepet või raamlepet vaadates, siis tõepoolest vaatleja Toomas Matson ütles, et kui sealt nii-öelda sõna vaht kõrvale jätta, siis jääb järgi ainult pool lehekülge. Samas on see tekitanud juba vägagi vastakaid seisukohti. Proua haridusminister on öelnud, et Keskkonnaamet kavatsetakse sulgeda, siis on seda seisukohta korrigeeritud. Leppes on kirjas, et kavatsetakse üks IT keskasutus või maja moodustada. Proua justiitsminister on seda korrigeerinud, et see ei vasta jälle tõele. Ja valitseb niisugune teatav segadus, et mis käsitluse alusel siis, mis on ka poliitiline kavatsus riigi juhtimiseks. Ja nüüd esmaspäeval andsid uued ministrid ametivande. Või teisipäeval andsid ametivande, aga esmaspäeval oli kohtumine, kus te esitlesite valitsuskabineti liikmeid Vabariigi presidendile. Ja mind üllatas tegelikult Vabariigi presidendi hinnang sellele koalitsioonilepingule. Ja ma tsiteerin ERR-i uudist, et Vabariigi presidendi hinnangul meenutab hommikul allkirjastatud 3 põhieesmärgi koalitsiooni alusleppe talle kolmnurkse kõlalastiga balalaikat. Et Vabariigi president andis oma hinnangu nüüd selle kohta, et see koalitsioonileppe on balalaika ja tõepoolest siin on mitmeid küsimusi. Ja minu küsimus, härra peaminister, et te kindlasti olite ju sellel sündmusel, kas see ERR-i uudis vastab tõele, et Vabariigi presidendi hinnang oli, et see koalitsioonileping tõepoolest on, siis ta iseloomustas seda kui balalaikat, ja mis oli siis presidendi mõttekäik, miks ta sellise üsnagi iroonilise või kriitilise avaldusega selle koalitsioonileppe suunal esines? Kas ta jagas teile mingeid hilisemaid kommentaare selle kvalifikatsiooni osas? Aitäh! Aitäh! Teravapilgulise lugeja eest, nagu teie, ei jää miski peitu. See on väga hea. Seda nüüd esiteks. Kõigepealt täna on austatud Vabariigi presidendi sünnipäev. Kasutame seda võimalust, õnnitleme teda. Olen seda juba teinud, õnnitleme üheskoos. Kindlasti tähelepanuväärne sündmus. Tema võrdlus balalaikaga ilmselt oli tema selline heatahtlik saatesõna keelpillist, millel on vähe keeli ja alles jäänud 2, mis kõlavad ühtemoodi. Ja ta tõepoolest seda kirjeldas ja minule tundus see üdini heatahtlik, nagu meie president ka üldiselt on. Nii et usun, et selle tagant ei maksa otsida midagi, mida seal ei ole, aga tõepoolest jah, uute ministrite ametisse vannutamisel, nagu te teravapilguliselt juba ütlesite, viibisin minagi kohal.
et üldiselt see nii on ja uued ministrid said minu meelest igati korralikud, asjatundlikud ja asuvad oma valdkonnas toimetama. Nüüd paar sõna nendest küsimuses olnud väidetest või märkustest, mis puudutab Eesti Panga prognoosi, majandusprognoosi. Jah, sellega ma olen ka tutvunud, tavaliselt alati tutvun. Ja see majandusprognoos tõepoolest kirjeldab päris mitut erinevat trendi. Esimene trend on majanduskasv. Ma saan aru, et ütleme, paljud inimesed, kes on pessimistlikuma meelelaadiga ja ma ei saa seda ette heita, inimestel on õigus mis tahes meelelaadile vabas riigis, võib igaüks mõelda, nagu ta ise tahab. Nende jaoks on majanduskasv endiselt üllatus ja kahtlane lugu, aga ütleme nii, et majandusnäitajatest ta siiski juba on reaalsus, nagu Eesti Panga analüütikud, prognoosijad ja selle prognoosi esitlejad ka kirjeldavad, et majanduskasv sai alguse eelmise aasta teisest poolest ja selle aasta majanduskasvuks eeldatakse 1,5%, järgmistel aastatel siis veidi üle 2,5, 2,6, 2,7% on lähiaastate majanduskasvu prognoos. Mälu järgi palgakasvuks eeldatakse 6,3%, järgmiseks aastaks inflatsiooniks 6%. Ja tõepoolest, ega selle inflatsiooni näitaja sees, nagu eile Ülo Kaasik vist AK-s seda märkis ja nagu prognoosijad ka ütlevad, on Statistikaameti hinnang, et autode registreerimistasu annab hinnatõusu näiteks 1,2%. Ja ma usaldan siin oma vanemat kolleegi Jürgen Ligi, kes ütleb, et prognoosidega ja selliste statistiliste arvutustega pole suurt nagu mõtet vaielda. Ma ei asu seda tegema, aga ütlen, et ilmselt registreerimistasu siiski päris 1,2% ei anna, et ilmselt tuleks statistika puhul ka üle vaadata, mis see on. Aga sellest hoolimata tõepoolest, inflatsioon ilma maksudeta oleks 4%, mis on igal juhul kõrge ja mis lähiaastatel õnneks langeb. Maksude osa sellest 6% on 1/3, nagu Eesti Pank on öelnud. Ja positiivne on see, et uuel valitsusel on plaanis ju mitmed maksulangetused, aga kuna te küsite veel, saan ma sellest kohe jätkata. Aitäh! Suur tänu ja Urmas Reinsalu, teil on täpsustav küsimus, palun. Tõepoolest, Luminori prognoos näitab meile 1%-list majanduskasvu 2025. aastal eelmisest nädalast, kuid tuleb nentida, et sellesse reaal SKP kasvu on sisse arvestatud Statistikaameti metoodika järgi ka tootja hinnamaksud, mis tähendab, et tegelikkuses see, mida te nimetate praegu majanduskasvuks prognostiliselt, enamuses moodustub tegelikult hoopis maksudest, et maksutõusudel rajanev majanduskasv ja ma arvan, et see ei ole jätkusuutlik. Swedbank on paraku nentinud oma kommentaaris üle-eelmisest nädalast, et palka teenivate inimeste ostujõud kahjuks sellel aastal kombineerituna inflatsiooniga, mida hindas Swedbank veel madalamaks võrreldes Eesti Pangaga, langeb. Kuid minu küsimus teile, härra peaminister, puudutab niisugust tundlikku teemat. See on niisugune piinlik juhtum, ma ei ole tahtnud nende aastate jooksul seda isegi jutuks võtta, aga härra Marek Reinaas eile ründas nii-öelda koalitsiooni poolt, ma ei tea, kui koordineeritud see oli, et otse kuna asendusliige on proua Izmailova proua Lehtmele, et siis tegelikkuses kannab hoopis opositsioon poliitilist vastutust proua Lehtme võimalike tegude eest või tegevuse eest, mida ta siis sooritas. Ja see mind ausalt öelda hämmastas, niisugune manööver. Ja kui te nüüd ise koalitsiooni poolt olete selle teema jutuks võtnud, siis ma tahaks teilt selgelt vastust saada. Et Eesti Ekspress 2023. aasta suvest ütles, et proua Annika Arras mitmele mõjukale Reformierakonna inimesele aprillis 2022 saatis hoiatussõnumi puudutavalt seda, et üks inimene võiks häid inimesi paljaks varastada ja ta tuleks hoida riigiasjadest eemale. Ja minu küsimus on, et kas teie, härra peaminister, olite, ja pange nüüd hästi tähele, ja ma olen ka proua Arasega sellest rääkinud, olite selle sõnumi adressaat 2022. aasta aprillist, millele viitab ajakirjandus või originaalis on see sõnum ära toodud, siis proua Aras selle ajakirjandusele nõnda edastas. Et selles juhtumis, kui te niisuguse süüdistusi koalitsiooni poolt esitate, siis oleks asjakohane ka anda selgust pikemas vaates selles osas. Aitäh. Härra peaminister, palun. Ja aitäh, hea Riigikogu esimees, hea küsija, et see küsimus on jälle selline, et kõigepealt räägime majandusest ja siis räägime Lehtme juhtumist. Lehtme juhtumi puhul on täitsa klaar, et prokuratuur sellega tegeleb. Prokuratuur selgitab välja kõik vajalikud asjaolud, läheb ka kohtusse
ja siis kohus mõistab selle üle, kas inimese õigeks või siis süüdi. Nii see süsteem käib. Ja mina usun õigusriiki. Ja kuniks kohus on otsustanud, on inimene süütu, kohtu otsuse alusel saab kedagi süüdi mõista. See kehtib muuseas kõigile, härra Reinsalu. Nüüd seda esiteks. Teiseks, maksutõusudest ja Eesti Panga joonisest. No jah, vaadake, majandusest võib-olla või finantsvaldkonnast paremini aru saades tasub vaadata tõepoolest mitut joonist ja ma ei tee etteheidet, vaid pigem püüan teid aidata. Seal on mitu joonist. Üks on, mis puudutab neto- ja brutopalka. See on üks lehekülg eespool. Ja sealt edasi järgmisel leheküljel on majapidamiste kätte jääv tulu. See on juba mitu aastat tegelikult plusspoolel. Nende kahe vahe on netopalga ja brutopalga puhul on palgasuhe maksudesse ja teine on tegelikult majapidamiste kogutulu, mille sees on siis näiteks eluasemelaenumaksed ja nii edasi. Neid jooniseid tasub vaadata, varasematel on need olnud koos, seekord on kenasti eraldi pandud, millest Eesti Panka tasub tänada, et nüüd on võimalik neid ka hästi jälgida. Et see ikkagi kirjeldab, et inimestele jääb rohkem raha kätte. Ja nüüd tulles selle juurde, mis me rääkisime enne inflatsioonist ja maksudest. No vaadake, sellel uuel valitsusel ja ma südamest loodan ka Isamaa toetus sellele, vähemalt Helir-Valdor Seeder kunagi noogutas siit ja ütles, et ta toetab maksulangetusi, lehvitab endiselt, ma arvan, ta on sama seisukoha juures, et ettevõtte tulumaksu kaotamine, ma arvan just nüüd, kui me oleme majanduse kasvujärgu alguses, kindlasti aitab majandusel kasvada, ettevõtetel investeeringuid teha. Jõukus, mis kasvab, on nagu vesi, mis tõstab kõiki paate tõusu ajal. Nii et ma arvan, et see on vajalik Eesti majandusele, Eesti inimestele jõukuse kasvatamiseks, seda esiteks. Teiseks me kaotame ära tulumaksu, mis algas 1. eurost, mis on täna seadustatud, mis 2026. aastal oleks ilmselt rohkem mõjunud väiksema sissetulekuga inimestele. Ja seegi on väga sotsiaalselt õiglane ja jätab inimestele rohkem raha kätte. Ja kolmandaks juba seadustatud ehk tulumaksuvaba miinimumi tõus 700 euroni, kaotame selle teie loodud kana-põder-tüüpi maksuküüru. Ma arvan, et teilgi salamisi, ehkki te võib-olla ei saa seda avalikult tunnistada, on hea meel, et see kana-põder-tüüpi segane küür kaob. Ja selle tulemusena 2026. aastast inimestele jääb oluliselt rohkem kätte ja ka palgast kätte jääv raha oluliselt suureneb. Jah, käibemaks, jah, tulumaks jäävad kõrgemaks, aga see on sõjakulu, mida meil ei ole peale surunud ei hea ega halb valitsus, vaid tegelikult meie märatsev naaber, kes teostab agressiooni ja kuidagi tuleb kaitsekulude tõus siiski katta. See tähendab seda, et käibemaks ja tulumaks seda kindlasti katavad. Nii et valitsus teeb maksuleevendusi, valitsus alandab tulumaksu, kaotab ettevõtte kasumimaksu. Ma arvan, et see on majandusele ja inimestele oluline. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimus esitab kolleeg Mart Maastik, palun. Suur tänu, härra eesistuja, hea peaminister, et minu jaoks tõesti ei ole ka vahet, et kas te valitsus on balalaika kolmekeeleline või on siis Hiina pill erhu, isegi Paganini mängis tegelikult ju ühel keelel viiulit, et võib-olla ka see võimalus tuleb. Aga kõigepealt ma tahaks öelda, et ei vastanud muidugi Urmas Reinsalu küsimusele selle Lehtme hoiatamise eest, et ma ootaks sellele siis ka vastust. Ja lisaks küsimus, et nüüd on siis Kliimaministeeriumis saab tööd energeetika ja keskkonnaminister. Et kui teie saite kliimaministriks, ise tegite selle siis keskkonnaministeeriumist, selleks maksma umbes 2 miljonit, siis need segadused jätkuvad. Et kas te leiate, et see on ikkagi õige taktika, kus pidevalt vahetatakse ministeeriumide nimesid, mis ajab segadusse neid inimesi, kes seal töötavad. Lisaks on see kõik seotud kuludega. Ja praegu meil eriti imelik, et kus siis kliimaministeeriumis, mida tegelikult ju Eesti riik sisuliselt muuta ei saa, ehk siis kliimaministeerium kuidagi päästa ei suuda, küll aga saab tegelikult ministeeriumil tegeleda kohaliku keskkonnaga ja selle jaoks on ta üsna loogiline nimi, Keskkonnaministeerium. Nii et vastake palun mõlemale küsimusele siis selle Lehtme koha pealt, mida te ei vastanud, ja siis ka sellele teisele küsimusele. Aitäh! Aitäh, Lehtme koha pealt juba vastasin ja kordan oma vastust. Seda menetleb prokuratuur ja kohus otsustab, kas inimene on süüdi või mitte. Asjaolud, kas keegi arvab temast ühte, teist või kolmandat Eestis, ei puutu tema võimalik kriminaalasja õigeks või süüdimõistmisesse. Sellesse puutuvad ikkagi asja tehiolud. Nii et te võite siin sellel teemal vahtu üles kloppida palju tahate, aga menetlus käib siiski selle üle, mida Lehtme on teinud või mitte annetusrahadega.
Seda esiteks. Teiseks, mis puudutab Kliimaministeeriumit, jah, ministeeriumit me tõepoolest ei kaota. Ministeeriumi nimi jääb samaks, hoiame aega ja raha kokku. Ministri nimi on ka ministri enda palvel kirjeldamas tema selliseid põhilisi töösuundi, aga mitte ainult. Energeetika ja keskkonna valdkond ja Andres Suti taust on ju üsna selge, et tegemist on Eesti Energia taustaga, tegemist on Eesti Panga taustaga, finantsettevõtlustaustaga inimesega, kes kindlasti hindab erinevaid valikuid majandusvaldkonnas, aga ma võin juba ette öelda, et Andrese selline senine joon on siiski olnud puhta tööstuse, puhta tehnoloogia, puhta looduse, puhta maailma poole, mitte vastupidine. Nii et eks sealt see joonis tuleb. Ja kui te küsite, et kas ministeerium saab nüüd kliimat mõjutada või päästa, ma ise arvan, et me kõik oma valikutega tegelikult veidi seda planeeti ja oma tulevikku kujundame. Et ma ei kujuta küll väga ette, et me läheksime tagasi aega, kus üldiselt oli mõistlik visata oma jäätmed linnatänavale, et sellinegi aeg on olnud või üldiselt prügi metsa alla viia, et selliseid asju kindlasti ei tasu teha. Ja tööstuste puhul ka, nagu majandusvaldkonnast ettevõtjad ise ütlevad investeeringuid tehes, üldiselt moodsad tehnoloogiad, uued tehnoloogiad on ikkagi ka kuluefektiivsemad ja toodavad kõrgema lisandväärtusega asju, nii et selles suunas me ikkagi üldiselt püüame liikuda. Aitäh! Suur tänu! Sellega ma lõpetan meie tänase esimese küsimuse käsitlemise. Tänane teine küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on ministrite valik. Martin Helme, palun. Aitäh! No kuulsin ka juttu, et meil on uus valitsus, aga tegelikult on jutt ikka sama. Et tegelikult ju Urmas küsis, et kellele räägiti sellest Lehtme asjast ja siis tuli vastus, et prokuratuur uurib. See ei olnud küsimus, kas prokuratuur uurib. Me teame, et prokuratuur uurib ja kuhugi välja ei jõua. Täpselt samamoodi küsis praegu just Mart Maastik, et kuidas see kliima ja keskkonna asi suhestub, sa räägid prügi maha panemisest. No prügi maha panemine ongi keskkonna teema, mitte kliima teema, aga okei. Ja siis ma kuulan, kuidas Reformierakonna valitsus, kus oli Reformierakonna peaminister, Reformierakonna rahandusminister, Reformierakonna liikmest rahanduskomisjoni esimees, kehtestasid meile siin ettevõtte tulumaksu, kehtestasid meile tulumaksu esimesest eurost ja nüüd tuli kangelaslik Reformierakonna valitsus, kus on Reformierakonna peaminister, Reformierakonna rahandusminister, Reformierakonna rahanduskomisjoni esimees ja kangelaslikult võtavad meilt selle maksukese ära esimesest eurost ja selle ettevõtte tulumaksu ka ja kõigile jääb raha rohkem kätte ja kõik paadid tõusevad tõusuvees. Aga see lihtsalt see uputus, mille te olete teinud teiste maksudega, sellest me ei räägi. Nii et ei ole uus valitsus, täpselt sama vana valitsus ja seda me näeme ka ministrite valikust, et eelmises valitsuses, see ei ole Kaja Kallase süü, see on juba Kristen Michali valitsus, oli meil üks selline Kremli jutupunkte vestev, pronkssõdurit armastav Tegelinski nimega Svet, keeras lennundustuksi ja mida kõike veel. See ei häirinud Reformierakonda, keegi ei tundnud huvi tema seisukohtade vastu, tema meelsuse kohta. Nüüd olete te tõstnud valitsusse inimese, kes käis nullindate alguses, läks Moskvasse Lomonossovi nimelisse kooli õppima kommunikatsiooni ja väidab, et sellepärast läks sinna, et Moskvas oli, Putin oli sel ajal teistsugune inimene, mis siis, et Putin oli selleks ajaks juba president ja alustanud siis seda Tšetšeenia teist sõda ja kortermajade plahvatused ja kõik veel. Et kas teil nagu kunagi üldse mingisugune piir tuleb ette, et milliseid inimesi ikkagi valitsusse mitte lubada ja ma küsiks ka seda, et miks te ei kasuta oma peaministri diskretsiooni öelda siiski koalitsioonipartneritele, et mõned inimesed valitsusse ei kõlba? Jaa, aitäh. Siin oli päris jälle mitu küsimust. Proovime ära mahutada. Ja kõigepealt tulumaksumuudatustest. Tulumaksumuudatuste puhul on jah nii, et ega siis hilisem faktikontroll või ajalugu näitab ju lihtsalt, kuidas nendega läheb. Kui meil oli valitsus, kus olid sotsiaaldemokraadid ja austan, neil on teistsugune maailmavaade ja kui meil on valitsus, kus meil ei ole sotsiaaldemokraate ja seal tulevad maksumuudatused, siis küllap suhteliselt ei pea olema selle kolmset järeldada, et ilmselt ilma nendeta saab maksusüsteemi ka veidi teistmoodi teha. Jah, tõsi, meile annab ka hõlpu riigikaitsekulude puhul nende kasvatamisel kiiremal tempol ka Euroopa Liidu muudetud reeglid, mis aitab ka seda teha. Aga kaotame ettevõtte kasumimaksu ja minu jaoks on see ikkagi päris nagu oluline põhimõtteline küsimus, sest vaadake, kui Eesti ettevõtluse maksustamine on olnud aastaid maailma parim,
ja eesmärk iseenesest ei ole üksiti olla maailma parim, aga see on üks investeerimise argument, miks väiksesse kaugesse riiki inimesed tuleksid investeerima ja eriti sellisel ajal, kui maailm on ebakindel koht. Ja kui me tahame, et siia tuldaks investeerima, siis hea maksusüsteemi hoidmine on selle osa, et me saaksime kõik jõukamaks, siia tuleks ettevõtteid, Eesti ettevõtjad investeeriks. Nii et selle kaotamisel, nagu ütlesin, loodan märksa suuremat tuge kui koalitsioonifraktsioonid, kõik ei toeta, osa vast ikka toetab. Eraisikute tulumaksusüsteemi puhul esimesest eurost maksustamine, sellegi kaotame ja see jätab inimestele rohkem raha kätte, eriti just neile, kelle sissetulek on väiksem, sest esimesest eurost tulumaks oleks siiski puudutanud rohkem just väiksema sissetulekuga inimesi ja muuhulgas ka näiteks pensionäre. See tähendab seda, et neile jääb rohkem raha kätte, samamoodi juba seadustatud ja aeg-ajalt, ma tean, siin saalis ka kahtluse alla pandud või soovitud muuta tulumaksuküüru kaotamine ehk tulumaksuvaba miinimumi tõus, seegi jätab inimestele rohkem raha kätte ja eriti just neile, kelle teenistus on veidi väiksem. Nii et seetõttu ma arvan, et need maksumuudatused, meeldib see teile või ei meeldi, aga eelmine valitsus ja see valitsus, mis nüüd alustab, kindlasti saavad olema erinevad. Ja kaitsekulud tõusevad, kindlasti võtame ka laenu, seda me oleme öelnud, kõik need tegevused on töös ja nendega nähakse juba vaeva. Ja kui te küsite valitsusse ministrite saamisel, siis kõikide ministrite puhul tehakse vajalikud taustakontrollid, tehakse vajadusel ka ennetavaid taustakontrolle. Ja Igor Taro puhul, jah, ma saan aru, et te otsite välja mõnda lauset tema väljaütlemistest, aga ma siiski juhiks tähelepanu, et nagu ka ajakirjanikud, tema kolleegid on kirjeldanud, on tegemist inimesega, kes on pikalt ja põhjalikult valgustanud Putini kuritegusid Ukrainas, kes on kirjeldanud seda, mida Venemaa korda seal saadab, kes on käinud Ukrainas tegelikult kaasa elamas. Nii et ma ise arvan, et te olete muidugi üdini eksiteel sellise isiku mustamisega, inimese mustamisega ja kui te küsite, kus piir ette tuleb, siis ma kardan, et see piir ette võib tulla näiteks EKRE maailmavaate juures valitsusse saamisel. Aitäh! Suur tänu. Martin Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ei puutu EKRE asjasse. Me ei ole koos valitsus olnud, ei ole koos valitsus teinud ja ilmselt ei tee ka. Aga Taro minu meelest on lihtsalt täiesti ongi ja see ei ole isiku mustamine, vaid me vaatame ikkagi inimese elulugu, vaatame inimese sõnavõtte, vaatame tema tausta ja inimene läheb mitte nõukogude ajal, kui maailm oli kinni ja kus ainus suurlinn, mida vaadata sai, oligi Leningrad või Moskva, vaid läheb ikkagi juba taasiseseisvunud Eestis, läheb rõõmsalt Moskvasse õppima, jääb sinna mõnusasti tööle pikaks ajaks, kiidab seda, kuidas Putin oli sel ajal teine tore inimene ja me võime ju alati spekuleerida, et võib-olla ta siis läks sinna mõne julgeolekuasutuse ülesandel tegema seda tööd ja siis oligi seal ja nüüd siis on suunatud Siseministeeriumit valitsema. Aga mul on küll küsimus, et nii nagu Sveti puhul, ta ei ole eestimeelne inimene, eks ole. Kodune keel on vene keel, abikaasa on venelane, räägib mingisugust hästi naljakat rahvuslaste vastast juttu, et tegelikult ei sobiks nagu Reformierakonna valitsusse, aga näed, eile sobib. Nüüd ma selle maksude kohta ütlen, et ärge nüüd muretsege, meie küll toetame maksulangetusi ja siis rääkisime sedasama juttu, mida teie siin praegu räägite siis, kui te kehtestasite seda, et kullakesed, kui te esimesest eurost teete tulumaksu, siis see võtab pensionäridelt raha käest ära. Nüüd te tulete meile rääkima, nagu te oleks avastanud Ameerika, et kui me selle maksu, mille me ise kehtestasime, nüüd ära kaotame, siis jääb inimestele esimesest eurost rohkem raha kätte. Aga te võtsite ennem ära selle ja süüdistate kedagi teist. Ei, ise tegite. Ja räägite, kuidas see on kuidagi liikumine paremuse suunas. Ei ole. Nulli tagasi liigume, mitte plussi. Nulli tagasi liigume. Ja miinuse poolel on ikka veel käibemaksu tõus, tulumaksu tõus, aktsiisimaksu tõus, maamaksu tõus, automaksu kehtestamine. Kas need kaovad ära või parempoolsel valitsusel? Ei kao ju. Ei kao ju, me kõik teame, et ei kao. Ma küsin lihtsalt sellist asja, et olukorras, kus teil on nüüd erakonnad 2 tükki kokku, on siin 18 ja 17 või 19% on toetusküsitluste järgi, erinevad küsitlused näitavad erinevaid numbreid. Et kas te ise arvate, et teil on veel võimalik Eestis legitiimselt valitseda või tegelikult ikkagi tuleks Eestis korraldada erakorralised valimised? Aitäh! Erakorralised valimised, nende korraldamiseks on põhiseaduses mehhanism ette nähtud. Te teate seda sama hästi kui mina. Kui ei tea, saate järgi vaadata. Väga lihtne. Seda esiteks. Ja valimistega selliste erakorraliste valimiste mängu, ma olen näinud EKRE-t seda varem tegemas, enne kui Urmas Reinsalu selle avastas. Ja nüüd Urmas Reinsalu on ka selle avastanud, püüab siis seda sama EKRE mängu mängida. Et eks te siis peate ise vaatama, kas õpilane on nüüd õpetajast suuremaks kasvanud või siis veel mitte, et peate ise piiluma.
Aga mis puudutab Igor Taro, no ma siiski jääks selle juurde, et Igor Taro on Ukraina küsimustes ja ka Venemaa küsimustes väga pikalt, väga avalikult, väga selgelt oma seisukoha ära kirjeldanud. Ta on ühiskonnas hästi tuntud, ta on palju kirjutanud ja selle kriisi ajal ka paljudel olnud infoallikas, infovahendaja sellel teemal. Nii et Igor Taro meelsuses ei ole kahtlust, seda esiteks. Ja võib mainida, et Igor Taro näiteks on ka Eesti Kaitseliidu liige, nii et küllap ta ikkagi eestimeelne mees on. Seda esiteks. Ja nüüd, kui te küsite nende maksude puhul, siis nagu ma mainisin, ega kaitsekulude kasv tuleb ju kuidagi katta, et kaitsekulude nii-öelda kasvu ei suru meile peale hea või halb valitsus või kellegi sisetunne, vaid see, mida teeb Putin meie naabruses. Ja mind alati üllatab, aga ei peaks, aga ikkagi üllatab see, kuidas te libisite mööda justkui sellest, et Venemaa agressiivsus on kasvanud, Venemaa vallutab, tapab Ukrainas ja tegelikult ohustab Balti riike, Põhjamaid, Euroopat, kogu mõtlevat maailma. Teil justkui mööda minnes ei ole seda sõda ja justkui ei ole vaja valmistuda selleks, et Eesti püsiks ise ja olla tugev. Kui on vaja valmistuda ja siiski me mööname, et see vajadus on, siis on vaja kuidagi need kaitsekulud katta. Eesti valitsus ja see uus valitsus on teinud põhimõttelise otsuse tõsta kaitsekulutused vähemalt 5%-ni SKP-st. See on tohutult suur otsus, see on hoomamatult suur otsus. See tegelikult tähendab seda, et me paneme sellesse valdkonda rohkem kui kunagi varem ja pingutame kõik koos, vabad inimesed vabal maal, et see jääks vabaks. Ja see on sõnum liitlastele, meie peale loota, vaenlasele teada meid karta, et me võtame oma kaitsmist tõsiselt. Ärge seda kunagi unustage. Ja see, et me maksusüsteemiga jääme korda, parandame ära, võtke seda positiivsena tõepoolest. Me koristame sealt ära need osad, mis selle segaseks tegid ja mis pärsivad investeerimist ja inimeste sissetulekute kasvu. Tulumaksu nii-öelda vähendamine ettevõtlusele ja eraisikutele jätab inimestele rohkem raha kätte, annab ettevõtjatele võimalus investeerida. See on hea uudis. See on kahtlemata hea uudis. Euroopa Liidu muutunud reeglid annavad meile võimaluse kaitsekulude kiiremaks kasvuks laenu võtmisega, me seda kindlasti ka teeme. Nii et meie jaoks ka reeglid on muutunud paremaks ja see annab meile paremad võimalused. Nii et muutunud oludes ma olen kindel, et need on mõistlikud otsused ja ma arvan, et neil on rohkem toetust kui üksiti ainult Reformierakonna või Eesti 200 hulgas. Ma arvan, et siin saalis ka rohkem. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Mart Helme. Palun! Aitäh, härra eesistuja. No, lugupeetud Kristen Michal, enne kui hakata jälle siin loopima mingeid süüdistusi meie mingisuguses kahtlustatavas venemeelsuses ja Ukraina vastasuses, mina soovitan teil, võtke aega natukene, raamatukogust saate kätte minu raamatud Pronksiöö proloog, poliitikast ja sõjast, Kremli tähtede all, lugege need tähelepanelikult ja mõttetegevust sisse lülitades läbi ja te saate väga selge pildi, mida ma tean Venemaast, kuidas ma suhtun Vene imperialismi ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis te võib-olla ükskord ometi lõpetate need täiesti mõttetud, alusetud, päevapoliitiliselt totrad rünnakud meie suunas, et me oleme mingisugused Kremli jutupunktide edastajad ja kremlimeelsed agendid siin parlamendis. See on lihtsalt tülgastav. Aga ma tulen ikkagi selle sama Taro teema juurde tagasi. Ja Taro teemal on veel muidki tahke. Ja üks tahk on see, et te olete oma valitsuses usaldanud väga vastutusrikkad positsioonid, mis põimuvad omavahel kahele partnererakonna ministrile. Üks on justiitsminister Pakosta, kes valdab siis kogu seda justiitspoolt alates ministeeriumist, prokuratuurist ja kõigest muust. Ja teine on siis siseminister, kes peaks vastutama sisejulgeoleku eest, piiri väljaehitamise eest, piiri valvamise eest ja kõige muu eest. Et need kaks väga olulist valdkonda, nii kodanike vabaduste kui ka meie julgeoleku seisukohast olete te andnud inimestele, kes ilmselgelt oma tööga toime ei tule ja kellede puhul võib tekkida, ja minul on isiklikult kahtlusi, et nad ei ole sõltumatud oma tegevuses. Ma ei ole eile sündinud. Siin saalis on ka mitmeid inimesi. Ma võin teile öelda, kui mina olin Moskvas suursaadik, siis peaaegu et pool minu diplomaatidest olid seotud julgeolekuasutustega. Ütleme selle täiesti ausalt välja. Nüüd tagantjärele, mitukümmend aastat hiljem võib seda teha. Nii on kõikides saatkondades.
ja teame väga hästi, mis asi on Venemaa ja kuidas Venemaa toimetab, kuidas Venemaa kasutab ära inimesi, kuidas ta neid manipuleerib, kuidas värbab ja nii edasi. Et kui inimene läheb Moskvasse õppima ja õpib seal ajal, kui Putin laseb elumaju õhku, teist Tšetšeenia sõda peab, valmistab ette Gruusia sõda ja töötab seal rahumeeli, siis on väga lihtne. Ta on kas sinna saadetud meie agendina või on ta seal värvatud teise riigi agendiks. Aitäh, Mart Helme. Ma rohkem ei saa teile sõna anda. Palun kõigepealt stopp. Hea kolleeg Mart Helme, katsume jääda 2 minuti piiresse. Meil on kokku 10 küsimust, et kui me kõik küsimused niimoodi üle räägime, siis ei olegi võimalik selle Varro Vooglaiu 10. küsimuseni jõuda. Aga härra peaminister, palun. Jaa, aitäh, hea Riigikogu esimees. Ma püüan siis lühemalt vastata, et seda kompenseerida. Vaadake, eks teie enda väljaütlemised on ju pidevalt ikkagi seesama, kuidas öelda, vaatekujundaja teie enda suhtes, et te järjekindlalt, ma meenutan eelmine infotund, me vist arutasime omavahel, te olete lubanud Euroopa Liidust väljaastumise toetusrühma teha, ma ei tea, kas teil on õnnestunud see teha. Teie arvates tuleb Euroopa Liidust lahkuda. Igal juhul olla see meile kahjulik. Ma isegi ei tea, kuidas sellega läinud on seni. Teiseks, ma mäletan, kuidas te nimetasite Venemaad ja ütleme, et venelase eraldi tsivilisatsiooniks lausa, et nii ülevalt läheneme siis sellele olukorrale. Samamoodi on paljud sellised sõnumid kajanud vastu, mida me tihtipeale näeme Kremli infomõjutustegevusest, näiteks desünkroniseerimise puhul, kuidas see on keeruline, läheb Eestile tohutult kalliks, Baltimaadele ja kirjaoskus kaob umbes põlvkonna jooksul. Vaadake, sellised seisukohad tegelikult ju kujundavad ka seda arusaamist, mis see teie maailmavaade täpselt on. Nii et jah, ma ütleks nii, et see on nagu see kommentaar teie nii-öelda sellele enesekaitsele, et ma arvan, et te peate oma väljaütlemisi revideerima, kui te tahate, et teisse teistmoodi suhtutaks. Seda esiteks. Teiseks, Justiits- ja Siseministeeriumi ühe nii-öelda erakonna valitseda või vastutada olemine 2 erakonna valitsuses on paratamatu. Me pakkusime ka Isamaale võimalust olla selles koalitsioonis. Ma nägin, isegi teie julgustasite neid sellesse koalitsiooni tulema. Aga ometi nende juhid võib-olla veidi rabedalt asusid eitavale seisukohale, ehkki ometi nad oleksid võinud selles koalitsioonis või võimuliidus kaitsta ka oma toetajate huve ja raskel ajal teha Eesti jaoks olulisi otsuseid, neid, mis puudutavad riigikaitset, mis puudutavad maksude alandamist ja nii edasi. Nii et see uks oli neile lahti, meie ootus oli, teiegi julgustasite, aga näete, ei saanud 2 peale hakkama. Aitäh. Suur tänu. Sellega lõpetan meie tänase teise küsimuse käsitlemise. Ja meie tänane 3. küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Helmen Kütt ja teemaks on kindlustunne. Helmen Kütt, palun. Võetud eesistuja, härra peaminister, juba eelnevalt on kolleegid siin ka küsinud selle uudise kohta, mis puudutab Eesti Panga teadet inflatsiooni kiirenemist 6%-ni ja samas ka siis majanduskasvu 1,5%. Et majanduskasv on ju kena ja tore ja te väga põhjalikult vastate ja räägite sellest, mis juhtub aastal 2026. Kas te oskate midagigi tuua näitena, mis saab nendest inimestest, kelle sissetulekud ei ole palgatõusu tõttu tõusnud, reaalpalk pigem on vähenenud seoses ka maksumuudatustega, aga ei ole muutunud ka toimetulekupiir, need, kes hätta sattunud, et saaksid sealt leevendust, et millised on need tegevused, mis siis sellel aastal neid inimesi saaksid aidata, sest see, mis 2026 juhtub, see on järgmise riigieelarve teema ja need otsuseid Riigikogu kindlasti ootab, aga mis on sellel aastal nendele inimestele sõnum? See, et pensionid tõusevad, see on ka teada, aga erivajadustega inimesed, kellel ei ole palka, vaid on ainult toetused, tegelikult ju kaob ära ka võimalus peale gümnaasiumi lõppu siis vormistada töötukassa kaudu töötutoetust, et mis teie sõnum oleks nagu täna selle aasta osas? Aitäh! Jah, aitäh. Ma võin muidugi seda Eesti Panga prognoosi tõepoolest, kui vaja veel täiendavalt kommenteerida, kui te seda soovite. Ja see tõepoolest puudutab järgmist aastat, mida me rääkisime tulumaksuküüru kaotamisest ehk tulumaksuvaba miinimumi tõusust, kus inimestele jääb tõesti nii netopalgast jääb rohkem raha kätte kui
majapidamistele kasutada jääv raha oluliselt kasvab. Aga ta kasvab ka sellel aastal majapidamistele kasutatav raha hulk veidi. Nii et küll netopalga saamisel jah, maksud seda mõjutavad, saadakse veidi vähem kätte. No ma siiski jah, ütleme nii, et juba nagu veidi puudutasite, aga nagu indeksid ja numbrid näitavad, siis vaesus Eestis siiski on langenud viimasel perioodil ja kui meenutada konkreetseid asju, see on just osalt just seotud sellega, et meil on tõusnud nii pension kui kasvanud ka miinimumpalk, nii et tegelikult on vaeva nähtud ja täitsa teadlikult selleks ju samme ka astutud, et isegi majanduslikult keerulisel ajal inimesed saaksid paremini toime ja oleme ausad, need samad sammud, mida see uus valitsus ju teeb selleks, et mitte võtta tulumaksu esimesest eurost, mis muidu järgmisest aastast jõustuks, aitabki just väiksema sissetulekuga inimesi, nagu tulumaksuvaba miinimumi tõus, nii et need sammud, mida me astume, on ju tegelikult esimesel võimalusel astutud, ehk järgmiseks aastaks nad aitavad inimesi. Ja juba pensionite tõus ja miinimumpalga tõus tegelikult ju aitavad ka inimestel praegu paremini hakkama saada ja vaesus Eestis numbrites, nagu te kindlasti hästi teate, on tegelikult vähenenud. Aitäh! Suur tänu ja Helmen Kütt, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja, härra peaminister. Ma küsin valitsuse planeeritavast ja kavandatavast töölepingu seaduse muudatusest ja miks ma seda teie käest küsin, mitte härra Keldo käest või minister Keldo käest, on see, et te olete varemgi võtnud nii valitsuse pressikonverentsidel kui mujal seisukohti valdkondades, milles ministrid tegutsevad. Viimane oli see supi või grillkana elukoha aadress. Ma küsingi seda, et kui uus valitsus kavandab töölepingu seaduse muudatusi, mis tegelikult mõjutavad otseselt kümnete tuhandete töötajate igapäevast turvatunnet ja sissetulekut, sest selle plaani kohaselt võib kõigi töölepingu puhul edaspidi fikseeritud lepingus vaid 10 töötundi nädalas ning seda suurendada kokkuleppel kuni 40 tunnini, ehk siis tegelikult hakkab olema selline palk, mis on nõnda nimetatud juhupalk, lubatud paindlikkuse asemel, tähendab see tegelikult töötajatele, et töökoormus ja palk pole enam ette teada ega stabiilsed ja see kindlasti kindlustunnet või turvatunnet ei suurenda. Mis teie seisukoht on peaministrina, te olete valitsuse juht ja milline on teie seisukoht? Aitäh! Jaa, aitäh! Ma vahepeal jõudsin siin vaadata ka eelmise küsimuse puhul, et esimeses detsiilis oli ka sellel aastal või selle aasta alguses oli kõige kiirem palgakasv, nii et tegelikult alumises otsas palgad on ka kõige kiiremini kasvanud. Aga nüüd, mis puudutab töölepingu seaduse muudatust, jah, tõsi, pressikonverentsil ma seda ka kirjeldasin ja selgub faktikontrolli tehes, et minu kõrval on majandus- ja tööstusministrist, kellelt vist 4 infotunnist 3 ei ole midagi küsitud. Et ma püüan võimalikult lühidalt vastata, siis saate temagi käest küsida. Mina isiklikult toetan paindlikumat töö tegemist, mis säilitab inimestele sotsiaalsed garantiid. See on enam kui selge, et näiteks üliõpilaste puhul, näiteks pensionäride puhul, ka näiteks terviseriskiga inimeste puhul see võimalus, et endale sobiva koormusega teha tööd, saada tööturule minna oma tingimustel nii, et säilivad ka garantiid, on ju nende huvides. On ka tööturu huvides, et inimesed tuleksid seda tööd tegema ja selleks oleks paindlikud vormid. Ma ei ole tänaseni täpselt aru saanud, miks sotsiaaldemokraadid võtsid seda pidurdada, aga hea uudis on, et see regulatsioon tuleb nüüd parlamenti, kus on võimalik selle üle debatti pidada ja saab seda debatti siin jätkata. Ja veel kord, majandus- ja tööstusminister, kes sellest vastutab, on siin 4-3 korral pole küsitud. Äkki on täna tema õnnepäev. Aitäh! Suur tänu, härra peaminister, ma siiralt tunnustan teid tempo hoidmise eest ja lisaküsimuse esitab kolleeg Anti Allas, palun. Ja, aitäh, hea esimees. Austatud peaminister, et jätkan kolleegi mõtetega, et kõigepealt see, et nagu te kindlasti teate, siis lisaks vajaliku relvastuse soetamisele on ka toimetulek, julgeolek ja siit ka minu küsimus, et kas uuel valitsusel on planeeritud siis täiendavaid konkreetseid meetmeid, et sihitult toetada neid sihtgruppe, kellel on praeguses majanduslikus olukorras tõsised toimetulekuraskused. Piltlikult öeldes inimesed on kukkumas põlvili ja toimetuleku toetus ei kata neid kulutusi. Mõtlen siin näiteks madalapalgalisi või töötuid lapsi koolitavaid siis vanemaid, üksikvanemaid
üksi elavaid eakaid, üliõpilasi, et mis on teie valitsuse plaan just nende kõige raskemas olukorras olevate sihtgruppide osas? Aitäh! Aitäh! No ma tegelikult kolleegile Helmenile juba ju veidi kirjeldasin seda, et pensionite tõus ja miinimumpalga tõus on vähendanud Eestis vaesust, see trend ei ole mitte vastupidine. Siin te võite selle samamoodi ka nii-öelda eelmise valitsuse, kus teiegi osalised olite ju arvele kirjutada, kui palju see sealt nüüd oli. Aga vaesus on vähenenud, mitte ei ole suurenenud. Nii et luua muljet, et just kui Eestis vaesus kasvaks, probleemid kasvaks, ei ole korrektne ja ei vasta ka faktidele. Teiseks, nagu kirjeldatud, need sammud, mida uus valitsus astub, seesama esimesest eurost kehtestatud tulumaksu kaotamine, see ju aitabki kõige väiksema sissetulekuga inimesi. Tegelikult see oleks võtnud kõige rohkem ju pensionäridelt ja väiksema sissetulekuga inimestelt, see on sotsiaalselt õiglane. Samamoodi tulumaksu vaba miinimumi tõus 700 euroni, seegi aitab tegelikult väiksema sissetulekuga inimesi. Nii et need sammud, mis me astume, on teie vaatest võib-olla sotsiaalselt õiglased, meie meistest tervemõistuslikud maksusüsteemi korda tegemisel ja kindlasti aitavad inimestel paremini hakkama saada. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetan meie tänase 3. küsimuse käsitlemise. Tänane 4. küsimus on kultuuriminister Heidy Purgale. Küsib Riigikogu liige Vladimir Arhipov ja teemaks on Hiiumaa vabadussõja mälestusmärk ja teised ajaloolised mälestised. Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja. Austatud minister. Vabadussõja mälestusmärgid on Eestis olulised sümbolid, mis tähistavad meie riigi iseseisva eest võidelnud inimeste mälestust. Nende rajamine ja hooldamine peegeldab mitte ainult ajaloolist teadlikkust, vaid ka riiklikku suhtumist oma mineviku ja kangelastesse. Nende kangelaste sees on ka minu esivanemad olnud ja küsimus on selline. Ma kirjeldan kõigepealt teil situatsiooni, et viin ekskursioonibussiga Hiiumaale, kuhu pärutame Pühaleppe kiriku juurde ja mis me seal näeme, kui küsivad mu käest, mis auk see siin on? Mis ma ütlen, see on vabadussõjalaste mälestusmärk, auk ja mälestusmärk. Kas tunnetate vahet, et see on häbi Eesti riigi jaoks? Ja see on oluline mitte ainult hiidlastele, vaid ka kõikidele Eestimaa elanikele, sest ma arvan, et igas peres on sugulased, kes võitlesid Eesti vabaduse eest. Millised plaanid on Vabariigi Valitsusel, et see ebaõiglus likvideerida? Aitäh! Suur tänu, hea kolleeg, selle küsimuse eest, et me oleme Hiiumaa teemat siin infotunnis ka lahanud. Seda küsimust on küsinud härra Karilaid, aga ma annan hea meelega ka teile ülevaate, mis toimub siis Hiiumaal. Hiiumaa muinsuskaitse selts algatas kõigepealt selle mälestusmärgi rajamise arutelu juunis 2016. Juba valiti selle mälestusmärgi asukohaks Pühalepa kiriku esineala. Ja väljastati ehitusluba, valmis mälestusmärgi projekt, tehti ettevalmistustööd ja hinnastati ka ehitustööde maksumus, mis oli aastal 2020 451 304 eurot. Kõigepealt esitati see taotlus Kaitseministeeriumile vahendite leidmiseks. Kaitseministeerium eraldaski esialgu oma eelarvest lausa 500 000 selle Hiiumaa vabadussõja monumendi ehitamiseks 2022 riigieelarve strateegia muudatustega. Aga enne, kui see riigieelarve aastal 2022 kolmandal lugemisel heaks kiideti Riigikogu rahanduskomisjonis, vähendati Hiiumaa vabadussõja monumendi rajamiseks ette nähtud summat 250 000 euro võrra. Ja see ülejäänud pool suunati Pühalepa Püha Laurentiuse kiriku renoveerimiseks. Meil ei ole teada, kelle ettepanekul see muudatus tehti. Kultuuriministeerium seda muudatust Riigikogu rahanduskomisjonile kindlasti ei esitanud. Mis peale seda juhtus? Järgnes aastal 2022 Hiiumaa muinsuskaitse seltsi taotlus Kultuuriministeeriumile, palun eraldage, kuna meil on tarvis ehitada. Meie nõustusime 250 000 eurot, sõlmisime lepingu, raha kanti üle. Nii et 500 000 eurot on tegelikult juba riigi poolt eraldatud. Need taotlused on Kultuuriministeeriumi dokumendisüsteemist
edasi läinud. Aga septembris 2022 ütles selts, et hindade tõusu tõttu oleks juurde tarvis veel 350 000 eurot. Kultuuriministeeriumile saadeti vastavasisuline palve, et sellele pidime sel korral kahjuks eitavalt vastama, sest tõesti vahendite puudumise ja eelarve kitsa olukorra tõttu me ei saanud seda taotlust rahuldada. Nii et see on praegu ülevaade, et riigi poolt on riigi eelarvestrateegia ja Kultuuriministeeriumi eelarves koos muinsuskaitsega läinud teele 500 000 eurot. Ja ma loodan, et Hiiumaa saab mälestusmärgi valmis, kui riigieelarve olukord peaks paranema, ja me oleme kindlasti suhtluses Hiiumaa osapoolega läbi enda Muinsuskaitseameti nõuniku ja Muinsuskaitseameti, siis saab seda olukorda üle vaadata. Praegu on riik teinud omalt poolt, mis võimalik. Aitäh! Suur tänu ja Vladimir Arhipov, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh! Ma arvan, et meie esivanemate mälestus on üle raha, mida loomulikult ei jätku igale poole. Aga ma tean, et Hiiumaa vald on valmis panustama sinna tervelt 100 000 eurot ja see ülejäänud summa, mis jääb siis kuskil 250. Ma oleks väga tänulik ja mitte ainult mina, vaid kõik hiidlased ja ma arvan kogu Eesti rahvas, kui te ikkagi leiaksite võimaluse erakorraliselt finantseerida seda väga tähtsat ehitust Eestimaa inimestele. Ja mis te selle peale arvate, kas on selline lootus inimestele või mis ma ütlen hiidlastele edasi koos oma kolleegidega, kes mul siin kõrval istub? Aitäh! Ja suur tänu sellele viitamast, et nii nagu ma ka ennist just ütlesin, siis kõik taolised mälestusmärgid üle Eesti, mitte ainult Hiiumaa, on kahtlemata olulised ja riik saab osaleda nende mälestusmärkide kas renoveerimisel, ümbervaatamisel, parandamisel või rajamisel vastavalt eelarvevahendite võimalikkusele. Ja need numbrid, ma kordan üle, ei ole ka sugugi väiksed olnud, et kui Hiiumaa on planeerinud Pühalepa kiriku ette seda suurusjärgus 500 000 eurot, siis väga suur osa sellest rahast on tegelikult ka teele juba läinud. Et me kindlasti oleme Hiiumaa omavalitsusega või kohalikega omavahelises suhtluses, et hoida ka ennast kursis, kuidas neil läheb. Aitäh! Suur tänu! Siin vahepeal oli veel küsimuse soov üleval, aga see võeti maha, nii et rohkem küsimusi ei ole ja sellega me lõpetame 4. küsimuse käsitlemise. Tänane 5. küsimus on kultuuriminister Heidy Purgale. Küsib Riigikogu liige Tõnis Lukas ja teemaks on sisserändajate lõimimine. Tõnis Lukas jõuab, nii et me saame siiski selle küsimusega algust teha. Tõnis Lukas, palun, teie küsimus sisserändajate lõimimine. Nii, aitäh. Vabandust, konverentsisaalis käib tähtis konverents, kus ka kultuuriminister osales, mõlemad, aga me ei jõudnud seal asju arutada, kuna teema on teine, Estonia juurdeehitus. Praegu on tekkinud selline olukord, kus räägitakse suureneva sisserände vajadusest, kuigi meil on viimastel aastatel olnud sisseränne ja töö sisseränne pretsedenditult suur, aga ikkagi ei ole siis osa ettevõtjate arvates olnud see piisav. Ma arvan, et kui me nendes tingimustes ei suuda oma tööjõuvajadust ära rahuldada, siis suuremad sisserändevood, massiimmigratsioon ja odava tööjõu sissetoomine, mis minu hinnangul on valitsuse üks soove praegu, sest üldiselt meil on sisserändepoliitika suhteliselt leebe, paljude eranditega, saaks oskustööliste sissevoolu niisamagi ära lahendada nende praeguste reeglite piires, ei peaks reegleid laiendama ja leevendama, seda enam, et see toob kaasa ka tegelikult majandusimmigrandid koos suuremate peredega.
Kultuuriministeerium vastutab selle eest, et täiskasvanud saaks piisavalt keeleõpet, ja praegu suudetakse rahuldada ainult soovijaid, täiskasvanud keeleõppijate soovijaid ainult kolmandiku soovijatega võrreldes. Samas on väga paljud, kes üldse ei taotlegi eesti keele õpet, kuna siin saab hakkama ka muude keeltega. Ma küsin, kas Kultuuriministeeriumil on lähiajal plaanis suurendada täiskasvanute keeleõppe mahtu, milliste rahade arvelt ja millises mahus? Aitäh! Suur tänu, hea kolleeg, küsimuse eest, et ma hakkan eestpoolt pihta kõigepealt sisserändajatest, et täpsustan fakti, et valitsus kindlasti ise ei too sisserändajaid siia sisse. Ja sisserände arvust, piirarvust ehk kvoodist, et ma räägin Kultuuriministeeriumi vaatest nüüd, et me oleme need numbrid üle vaadanud. Alates aastast 2021 on jäänud piirarvust andmata 29 tähtajalist elamisluba, 24 töötamist näiteks etendusasutustes loomingulise töötajana ja 5 välislepingu alusel. Aastal 2022 kehtestati eraldi, kuidas jaotatakse piirarv, mis on jäänud nüüd lausa täitmata. See oli sellepärast, et meil oli koroona vahepeal ja liikudes aastasse 2023 jäi piirarvust välja andmata 36 tähtajalist elamisluba. Nendest 13 töötamiseks etendusasutustes loomingulise töötajana ja töötamiseks sportlase, treeneri, spordikohtuniku või siis sporditöötajana. Nii et need numbrid ei ole Kultuuriministeeriumi vaates muide üldse väga suured ja need on jäänud lausa kasutamata. Nüüd paneb mõnikord ka imestama see, et ma muideks palun teid tõesti, et meil istub Erkki Keldo siin, kellel ei ole täna ühtegi küsimust ja see on ometigi väga tema valdkond, et ta kindlasti on nõus teile hea meelega vastama siin infotunni lõpus, kui mõni küsimus peaks ajalist raami veel selleks jätma. Aga kohanemisprogrammist. Tõesti, Kultuuriministeerium tegeleb sisserändajate lõimimisega. Meil on selleks kohanemisprogramm nimega Settle in Estonia. See on tasuta õppeprogramm, millega Eesti riik aitab siis välismaalastel kiiremini kohaliku eluga kohaneda ja Eesti ühiskonda sulanduda. Seda korraldab Kultuuriministeerium ja arendab Integratsiooni Sihtasutus. Milles see kohanemisprogramm seisneb? See seisneb mitmes koolituses, mille raames siis kohanemiseks saab vajalikke teadmisi ja oskusi, sealhulgas tervikliku ülevaate elukorraldusest Eestis ja ka eesti keele algoskuse. Nüüd, kes saab kohanemisprogrammis osaleda, seda saate kõike täpsemalt vaadata settleinEstonia.ee leheküljelt. Ja kas kohanemisprogramm on kohustuslik või mitte, sõltub asjaoludest, et näiteks Eestis ajutise või rahvusvahelise kaitse alusel elamisloa saanutele on see kohustuslik, aga tavarände korras Eestis tähtajalise elamisloa omajatele on see lihtsalt hea võimalus, ei ole kohustuslik. Seal on ka erinevad kriteeriumid, mida siis peab täitma nii rahvusvahelise kaitse saanud isik kui ka Eestis elamisloa tavarände korras sisse sõitnud isik. Ja nüüd mulle meenub veel, et küsisite rahastuse kohta, siis rahastatakse seda Euroopa struktuurivahenditest, Euroopa fondidest, mitte nagu otseselt Eesti enda eelarvest, aga ma saan seda täpsustada, kui teiseks küsimuseks aega antakse. Aitäh. Ja Tõnis Lukas, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh. Keeleõppe korraldamine on Eesti riigi ülesanne ja millistest rahadest ta seda teeb või kas ta küsib ka õppuritelt endalt oma osa, see on tema enda korraldada. Selge on see, et eestikeelse asjaajamise ja siis keele taseme võimekuse eest vastutab tegelikult riik ja selleks on olemas riiklik poliitika. Ma võib-olla saanudki teie õigesti sellest nüüd aru alguses, see küsimus on keeleõppe kohta täiskasvanutele, sissejuhatus immigratsioonist on seotud lihtsalt sellega, et kui me juba praegu ei suuda piisavalt keeleõpet pakkuda ja näiteks viimase uuringu järgi on 80 000 töötajat Eesti Vabariigis, kes eesti keelt piisaval tasemel ei oska,
siis mida me teeme veel suureneva sissevoolu puhul, kas selleks on plaan olemas, kas seda keeleõpet suudetakse piisavalt pakkuda, selleks on minu küsimus. Ja kuna Kultuuriministeerium tegeleb keelepoliitika olulise valdkonnaga, siis kindlasti olete te ka olnud aktiivselt osaline keeleseaduse ettevalmistamisel, mis on küll Haridus- ja Teadusministeeriumi roll, aga ta teeb seda koostöös ja valitsusel on esitatud kooskõlastamiseks keeleseaduse eelnõu, mis minu hinnangul ei ole piisav ja vahepealsetele keeleseaduse variantidele või nendest erinevalt on välja visatud suur osa keelenõudeid, neid, mis puudutavad näiteks taksojuhte, teenindajaid või platvormitöötajaid. Aga minu küsimus on, kas teie kultuuriministrina saate välja tuua need valdkonnad, mis teile selles keeleseaduse eelnõus on kooskõlastusringides huvi pakkunud, milliseid ettepanekuid te olete teinud, et keeleõppe taset ja eesti keele staatust Eesti riigis parandada? Ja aitäh selle küsimuse eest, et ma kõigepealt tulen jälle algusesse tagasi, et räägiksin statistikast, et millele te ka viitasite. Natukene küll kriitilise meelega, aga võin kinnitada, et statistika näiteks Ukraina sõjapõgenike osalemise kohta kohanemisprogrammis on üllatavalt positiivne. Selles baasmoodulis, millest kirjeldasin esimese küsimuse juures, on osalenud lausa 97% ajutise kaitse saanutest vanusest 18+ eluaastat. Ja keeleõppeprogrammis on osalenud rohkem kui 56% ajutise kaitse saanutest vanuses 18+. Nii kohanemisprogrammi baasmoodul kui ka kohanemisprogrammi keeleõppe A1, mis on siis kohustuslik läbinute arv, on kasvanud ja ka tegelikult riigi panus on olnud nii Euroopa vahenditest kui ka Eesti enda eelarvest päris märkimisväärsed. Muidugi on see oluline lõimida sisserändajaid nii tavarände korras kui ka siis kaitsesaanutele õpetada Eesti komberuumi, väärtusi, ühiskonnakorraldust, keelt ja ka kultuuri. Ja kindel on ka see, et väljakutsed selles valdkonnas ootavad ees. Võib-olla täna need ei olegi nii kriitilised, aga me peame kindlasti üle vaatama kogu rände ja lõimumispoliitika, kui Euroopa struktuurivahendite finantsid otsa saavad ja need juhtuvad juba mõne aasta pärast, et millised siis need võimalused on ja kuhu suunda keeleõppepoliitikaga saab minna. Lihtsalt nüüd keeleseadusest, et meil on Haridus- ja Teadusministeeriumiga tõesti see protsess pooleli ja osalen hea meelega, kui kutsutakse nendes aruteludes. Lihtsalt Haridus- ja Teadusministeeriumi on praegu juhtiv rolli selles küsimuses enda peale võtnud. Me oleme haridus- ja teadusministriga teoreetiliselt arutanud ka üldiselt tulevikus eesti keele majade teemat, näiteks, et kui Haridus- ja Teadusministeerium on võtnud endale keelepoliitika asekantsleri rolli ja soovib keelepoliitikat tugevalt enda ministeeriumi all hoida, mis võibki olla õige suund, siis need arutelud meil alles seisavad ees minul isiklikult. Aitäh! Suur tänu! Ja lisaküsimus, Riina Solman, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees, lugupeetud kultuuriminister. Ma veidi kommenteerin teie väljaütlemist. Hetk tagasi te ütlesite, et kvooti ei ole täitunud. Minul jääb siis arusaamatuks, miks Erkki Keldo teie kõrval soovib seda kvooti siis suurendada, kui kvooti ei ole siiamaani täitunud. Aga ma ei saa teda paraku küsitleda, aga teid ma saan küsitleda. Ja te ütlesite ka seda, et te soovite õpetada keelt, kultuuri ja komberuumi paremini, aga see ei ole meie riigis seotud toetustega. Ja kui tulevad uued töörände korras inimesed, kes tulevad perekondadega siia koos, siis toetustega see seotud ei ole. Te peate lihtsalt lisaraha taotlema suurema massiimmigratsiooni kohtlemiseks. Ja siiamaani ei ole tegelikult me ju integreerinud neid põhjalikult, aga minu küsimus puudutab hoopiski noori inimesi,
Nimelt kultuuriminister ja haridusminister teevad koostööd, seda me just äsja kuulsime. Aga ma loen meie Statistikaameti leheküljelt, et mitu aastat on Eestis räägitud noortest, kes ei õpi ega tööta, need noored. Neid on mitukümmend tuhat. Me suurendame kvooti välis- ja võõrtööjõule, aga oma noortega, keda on mitukümmend tuhat, meie tööturule mitte kuidagi ei järguta. Et küll öeldakse, et nad on lumehelbekesed või nad tehakse nendest kõik ära, nad ei taha töötada, aga tegelikult on see vale ettekujutus. Tegelikkus võib olla teistsugune, on olemas teine Eesti, kus olukord ei ole nii roosiline ja on palju probleeme, kas neil on poolik haridus, piirkondlikust eripärast vähe töövõimalusi, seega üldse vähe võimalusi oma elu paremaks muuta. Ja minu küsimus puudutabki need noori, et kas on peale selle kohanemisprogrammi Kultuuriministeeriumil koostöös haridusministeeriumiga mõni programm meie oma inimestele, noortele inimestele, et neid õpetada ümber, et nad oleksid tööjõuturul tegelikult samamoodi tahetud, nagu praegu väidetavalt härra Keldo toob meil ettevõtjatele välistööjõudu. Et äkki saaksime oma noortega kuidagi selle asja lahendada? Aitäh teile selle küsimuse eest, et kõigepealt kvoodi teemal, et saan kinnitada ja võite ka üle küsida siin infotunni lõpus isiklikult Erkki Keldo käest, et kvooti tõesti ei suurendata. Et tekitatakse oskustöötajatele lihtsalt erand. Et need faktid, mida ma härra Tõnis Lukasele edastasin alates 2024. aasta piirarvu kasutamisest seisuga 9. detsember 2024 on tõesed, et me tõesti, eriti kultuuris ei ole seda kvooti isegi täitnud ja kui seda peaks vaja olema täita, siis selleks ruumi on, et saaksid nii loovisikud erinevad kui ka spordivaldkonna spetsialistid siia tulla. Mis puudutab noori siis, ja haridus, siis tõesti kutseharidusega Kultuuriministeerium ei tegele, küll aga on meil Haridus-Teadusministeeriumiga koos väga vajalik meede, mille nimi on Kultuuriranits, mis siis võimaldab kuni põhikooli haridusega õpilastel ja õppest osavõtvatel noortel inimestel 1. klassist kuni siis põhikooli lõpuni käia kord kuus vaatamas mõnda filmi, mõnda etendust, külastada mõnda kontserti. See on selle toetuse nii-öelda mahtu võiks tõesti üle vaadata, sest see on väga hästi käivitunud. See annab nii-öelda võimaluse kohustuslikus õppeprogrammi vormis võimaluse mitmekesisemaks õppetööks, aga ka otsesemaks kontaktiks mõne kultuurielamusega. Ja ennekõike on see korda läinud väga hajaasustuspiirkonnas asuvatele koolidele, kus tõesti tuleb tõdeda, on väljakutsed suuremad transpordi korraldamise osas, et seal me näeme, et seda võiks arendada, aga kultuuriliselt selline koostöö ja selline meede on käivitunud ja see on päris hästi vastu ka võetud juba. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud kultuuriminister. Sellega me lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise. Ja tänane 6. küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Mart Helme ja teemaks on julgeolek. Mart Helme, palun. Aitäh. No lugu on nüüd niisugune, et olete käima pannud masinavärgi, et Eestisse hakkaks saabuma senisest kordades rohkem võõrtööjõudu. Ja mul on väga hea meel, et endine kaitsepolitsei asepeadirektor Martin Arpo on selle kohta väga pädeva omapoolse hinnangu andnud. Tegemist on väga selge julgeolekuohuga, tegemist on väga selge demograafilise ohuga Eesti rahvusele, tegemist on väga selge ohuga eesti keele positsioonile. Ja minu küsimus nüüd ongi väga lihtne. Põhjendada seda sellega, et meil on tööjõuvajadused, meil ei jätku selle, teise, kolmanda asja spetsialiste. No siin tuleks ikkagi ajud tööle panna ja välja mõelda, kuidas koha peal neid spetsialiste siis koolitada, kuidas koha peal nendele spetsialistidele luua sellised palga- ja töötingimused, et nad tahavad seda tööd teha ja siis alles hakata rääkima mingisuguste üksikute, ma räägin veel kord, üksikute väljaspoolt toodud spetsialistide toomisest. Praegu me näeme, et Reformierakonna valitsus on Ukraina sõjaga seoses toonud Eestisse või lasknud Eestisse valguda enam kui 100 000 inimesel.
venekeelsel inimesel, taustakontrollita inimesel. Ja nüüd te tahate piirid täiesti lahti teha. Tulevad inimesed Kesk-Aasiast, nagu on praegu prognoos. No vaadake, mis toimub näiteks Venemaa linnades, kus islami palvuse kellaaegadel on tihtipeale tänavate kaupa maas konutavaid, maas kummardavaid inimesi, kes oma palvekohustusi täidavad. Jutt sellest, et meil mošeed ei tule, ei maksa absoluutselt mitte midagi. Need inimesed tulevad siia oma kultuuriga ja nad ei integreeru, seda enam, kui neile öeldakse, et 5 aasta pärast kasige minema. Aga 5 aasta pärast tegelikult neid pikendatakse, nad toovad pereliikmed kaasa, nad loovad perekondi. Et mis see asja mõte nüüd on? Kas majandus on primaarne või on ikkagi eestlaste riik primaarne ja Eesti rahva olemasolu, säilimine, meie keel ja kultuur primaarsed? Et mul on ikkagi väga selline tõsine tunne, et te räägite julgeolekust ainult siis, kui see on seotud kaitsekuludega, aga tegelikust julgeolekust, mis puudutab konkreetselt demograafilisi ja muid aspekte, te absoluutselt keeldute reageerimast sellele. Aitäh, Mart Helme. Härra peaminister, palun. Aitäh. Nii, kõigepealt te ütlesite, et me oleme pannud käima masinavärgi, et hakkab massiliselt võõrtööjõudu saabuma. No see väide on ju vale. Selle saab kohe ära öelda. Majanduskasvuks on loomulikult vaja oskustööjõudu. Ja kui te taas kord vaevuksite küsima majandus- ja tööstusministri käest, kes õnneks on ka siin, ja 4 infotunnis 3 ei ole saanud üldse küsimustele vastata, siis te saaksite sellele ka kindlasti väga detailse vastuse. Seega ma kogu aeg jälgin kella ja püüan veidi lühemalt vastata, et äkki jääb tallegi aega selleks vastamiseks. Kui vaadata nüüd üldiseid numbreid, siis jah, teile on nagu meeldib rääkida, kuidas sisseränne Eestisse on kasvanud. Faktides on see jälle vale. Sisseränne Eestis on kordades vähenenud. 22. aastal rändas Eestisse 49 414 inimest. 23. aastal oli see näitaja 26 399 inimest. See tähendab seda, et inimesi on Eestisse vähem rännanud, mitte vastupidi. Mis puudutab oskustöötajaid, 2/3 tööjõudu, kui ma ütlen nii mälu järgi, tuleb meil nii või teisiti juba erinevatest eranditest, mis on läbi erinevate valitsuste kehtestatud. Neid on 22, 23, 24 erandit, puudutab IT-sektorit, palju muid valdkondi. Kvoot ei tulnud eelmisel aastal isegi mitte täis. Ja tänane valitsus või uus valitsus ei aruta ju mitte kvoodi tõstmist kui asjana iseeneses, vaid sellest, kuidas me saame neid puuduvaid toiduainete tehnoloogia sellesse ettevõttesse, kus ülejäänud Eesti inimesed saaksid selle tõttu kõrgema palgaga tööd. Või näiteks konstruktsiooni kokkupanijad sinna, mille tõttu Eesti inimesed saaksid kõrgema palgaga tööd. Nii et jah, ma saan aru, et siin käib selline väike võistlus, kas Isamaa, EKRE või EKRE koos sotsiaaldemokraatidega üritab ehitada mingit kolli, et meile nüüd hakkab busside ja rongidega tulema võõrtööjõudu massiliselt igale poole nad hakkavad tulema, ära ei lähe. Olgu öeldud, see on vale, ei ole nii. See, millest meie räägime ja mida valitsusel on vaja ära lahendada tööandjate Eesti majanduse kasvuks, on ikkagi oskustöötajate tuleks sinna, kus neid täpselt on vaja. Ja loomulikult esimesel kohal on Eesti inimestele vajalik oskuste andmine. See on ju selge, et haridussüsteem peab suutma anda Eesti inimestele vajalikud oskused. Aga isegi siis, kui need vajalikud oskused antakse, jääb meil oskajaid töötajaid mõnes kohas puudu. Ja kui meil on valida, kas me kidume või kasvatame majandust läbi selle, et 5 või 10 inimest saab korralikku tööd, saab uue lisandväärtusega asju luua, teenuseid toota, tänu sellele, et meil on oskustöötaja kuskil kohal, siis meil on vaja oskustöötajaid. Ja ega see ei ole Eesti ütleme, majandusest kuidagi võõras. Varemgi on toodud töötajaid mis tahes ettevõttesse, need töötajad on ka pärast töölepingu lõppu tagasi läinud, et selleski pole midagi uut. Et võib meenutada omal ajal, kuidas avalikkuses debateeriti selle üle, et kas Tallinnas PLRT-l on keevitajad vaja või mitte, oli vaja, keevitasid ära, saadeti tagasi. Aitäh! Aitäh! Mart Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, no see on demagoogiline jutt jälle, mis ei pea ju absoluutselt paika. On ju esitatud ka Siseministeeriumi poolt väga selged arvutused ja need näitavad, et on 2 stsenaariumit ja mustema stsenaariumi korral tuleb meil siia ümmarguselt 140 000 inimest. 140 000 inimest, ma ei mäleta, mis see periood oli täpselt 10 aasta jooksul või midagi taolist. Ma peast tõesti ei pane kätt piibli peale, et öelda, et mis see periood oli, see on ju kolossaalne. Kui me võtame ka arvesse,
et kvoodi tõstmisega võib tulla meil 6000 inimest aastas ja meil on sündivus umbes 9000 inimest aastas ja kõik sündijad lapsed ei ole sugugi mitte eestlased, siis kas te saate aru, kulla inimesed, et te hävitate Eesti rahvusriigi? Ja mis kaitsekuludest me sellisel juhul räägime? Mis Eesti riigi kaitsmisest me räägime, kui me Eesti rahva vahetame välja sissesõitmute vastu, venekeelsete inimeste vastu? See ei ole ju tõsiselt võetav jutt, mida te seal ajate. Julgeolekust ja kõigest muust. Ega need inimesed teid ka ühel hetkel ei vali ega taha enam. Te mängite ikka nii lühikese süütenööriga, et lihtsalt arusaamatu, et te sellest aru ei saa. Aga küsimus on ju väga lihtne. Enne kui see protsess jõuab selleni, et Eesti rahvas välja vahetatakse, enne seda tulevad meil tõsised ekstsessid. Tulevad noarünnakud, tulevad kirverünnakud, tulevad autorünnakud, tuleb lihtsalt etniline, religioosne konfliktide tallermaa, sest need inimesed kogunevad ju veel kõigel lisaks ka teatud keskustesse ainult, ega nad kusagil sinna Võrumaa metsade vahele väga ei lähe, mõni läheb lüpsjaks sinna ka, aga põhimass jääb ju siia. Et kas te saate aru, et te tegelikult hävitate meie sisejulgeoleku ja hävitate sellega ka meie nii-öelda välisjulgeoleku võimekuse ja motivatsiooni? Et võiks ikka natuke mõttetegevuse sisse lülitada enne kui mingite lobistide nõudmisel kõik piirid lahti teha ja piiridest rääkides üldse. Millal pannakse kinni Eesti-Vene piir? Ja millal luuakse meil uuesti sõjaväestatud piirivalve, nii nagu meie valitsus seda kavatses teha, siis ristiti see mingisuguseks diktatuuri ihaluseks ja Helme eraarmeeks ja muuks taoliseks. Et millal tuleb sõjaväestatud piirivalve ja vähemalt idapiir läheb hermeetiliselt kinni. Nii, aitäh, nüüd on küsimus kõlanud. Suur tänu. Enne kui te vastate, härra peaminister, et Mart Helme, mul on tõsine palve, et iga kord te lähete 30 sekundit üle. Et kas oleks võimalik, ei tähenda, ma ei saa teile seda erandit teha, sellepärast et teised on ka järjekorras. Iga kord 30 sekundit üle, 30-40 sekundit üle, et katsuge sellest ajalimiidist kinni pidada. Mul on tõesti siiras palve. Aga härra peaminister, palun. Ja aitäh. Ma püüan jälle seda jõudumööda kompenseerida, et Mart Helme libastus ja püüan lühemalt vastata. Kõigepealt, faktid, ma saan aru, et ja mul on meeles ka, kuidas EKRE omal ajal hirmutas, mitte 100 000-tega, kui ma ei eksi, isegi lausa miljonitega vist, nende välismaalastega, nende halbade välismaalastega, kes pidid Eestisse tulema, pidid siin kanda kinnitama ja eestlased välja tõrjuma. Ja ometi on, ma kordan numbreid, ma saan aru, et need ei sega kedagi, faktid tühja ei sega head narratiivi, aga siiski. Et teie väide, te olete esitanud korduvalt, Eestisse on saabunud 150 000 slaavlast. Aga fakt on see, et sisseränne Eestisse on vähenenud. Kordan uuesti üle, 22. aastal rändas Eestisse 50 000 inimest, 49 414 inimest. 23. aastal oli see 26 399 inimest. Vähenemine peaaegu 1,9 korda. Need on numbrid. Ja põhiline rände põhjus ka tulevikus sealt edasi on olnud Ukraina sõda tegelikult. See on olnud see. Teie jaoks on see üldiselt midagi käsitlematut. Ma saan aru, et Putin see sõda ei pea, et teie jaoks on sõda just unustatud ja Putin pole probleem. Mina siiski väidan, et on. Nüüd, kui me vaatame jälle numbreid, Eestis, kolmandate riikide kodanike Eestis praegu, 2025. aasta 13. märtsi seisuga on kehtiv pikaajalise elaniku elamisluba 140 000, 111 välismaalasel. Sama kuupäevaga kehtivat tähtajalist elamisluba omab 82 173 välismaalast, kellest 42 685 rahvusvahelise kaitse alusel, peamiselt ukrainlased. Ja sama kuupäevaga ehk selle aasta märtsiga omab Euroopa Liidu kodaniku pereliikmena kehtivat elamisõigust 586 välismaalast. Neid numbreid on veel väga palju. Nii et ma ütleks, et need numbrid ei kinnita esiteks seda teie narratiivi ja minu meelest te teete ennast naeruväärseks, kui te üritate luua muljet, just kui siia oleks tulnud 100 000 inimesi meie demograafiat moonutama. Ma olen järgi vaadanud, korduvalt teile ka kirjeldanud seesama väide, et meil on nüüd venekeelset elanikkonda rohkem kui taasiseseisvudes nii edasi. Kõik need numbrid lihtsalt ei kannata faktikontrolli, need ei vasta tõele. See on selle narratiivi häda, seda esiteks. Teiseks, mis puudutab oskustöötajaid, olgu öeldud, kordan uuesti üle ja ma arvan, et Erkki Keldo saab seda samamoodi teha. Loomulikult tuleb anda Eesti inimestele parimad oskused ja võimalused.
kui on vaja haridussüsteemi ümber teha, kutseharidussüsteemi pilti paremaks muuta, et inimestel tekiksid võimalused saada paremad oskused mis tahes tööd teha. See on esimene prioriteet. See ongi haridussüsteemi, ettevõtjate, tööandjate esimene prioriteet. Aga kui juhtub, et mingis valdkonnas 5 Eesti inimest saaksid teha kõrgema lisandväärtusega tööd ja seda inimest ei ole kooli lõpetajate hulgast võtta, mis me siis teeme? Järelikult meil on vaja seda inimest ajutiselt siia töötama. On ta siis näiteks toiduainete tehnoloog. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse küsib Martin Helme, palun. Ja kõigepealt ma tahan spiikrile öelda, et aga mis siis teha, kui Riigikogu kodukord niikuinii enam ei kehti, ükski tähtaeg ei pea ja muudatusettepanekud ei tule saali ja hääletusi ei viida läbi, et ega siis ei kehti ka see 2 minuti piirang. Aga nüüd ma ütleksin vastu Kristen Michalile, et vastupidi, faktikontrolli ei kannata need sinu numbrid. Täiesti selgelt ju manipuleerid, valetad ja bluffid sellega, mis meil on immigratsiooni valdkonnas toimumas. Et meile võib siin ju avalikkusele saada eksitust, tekitada siin mingite ajutiste ja rahvusvahelise kaitse ja ma ei tea, mingite muude ja siis veel renditööjõu numbritega žongleerides, aga fakt on see, et tõesti, ja seda kinnitavad meile nii siis Sitke poolt saadetud aruanded kui ka Siseministeeriumist saadud statistika, et mõne aastaga on mitmekordistunud Eestis moslemite hulk ja jõudnud üle 10 000 piiri. Kunagi mõned aastad tagasi oli alles 2500, 5-kordistunud või 4-kordistunud. Mõne aastaga. Ja kui see mitmekordistumine toimub järgmise mõne aastaga, siis on juba mitukümmend tuhat. Lühikese ajaga igaüks, kes on käinud mõnes Lääne-Euroopa linnas, suuremas linnas, näeb, kuidas mõne aastaga sisuliselt võtavad võõrad üle selle linna ja kohalik elanikkond peab sealt põgenema vägivalla hirmus. Igal päeval kümneid noarünnakuid moslemite poolt valgete põliselanike vastu. See on see maailm, mida teie toote meile siin uinutavate juttudega, et immigratsiooni ei ole. Fakt on ka see, et on tulnud Ukraina sõja ajal Eestisse üle 150 000 inimese, kellest osad on siit ära läinud, aga umbes 100 000 on siia jäänud. Ja fakt on see, et nad räägivad puha vene keelt. Te võite neid pagulasteks nimetada milleks tahes, aga see venestab Eestit ja see on teie poliitika olnud. Ja mis puudutab kogu seda julgeoleku juttu, siis see kõik, et te tahate raha suunata julgeolekusse, muutub sisu tühjaks, kui te kõrval meie julgeolekut hävitate niisuguste asjadega. See muutub sisu tühjaks. Ja samamoodi, see ei ole julgeolek, kui te teete 100 miljoni eest, Eesti maksumaksjad maksavad 100 miljoni eest Moldovale soomukeid osta või 100 miljoni eest öeldakse, et me toetame Ukraina relvastamist, aga tegelikult annate te Milremile ehk siis oma semudega poolt kokku pandud riiklikule siis sõjatööstusele, et see meie julgeolekut ei suurenda, see on lihtsalt tavaline korruptiivne raha kantimine. Ja selles mõttes see kõik ei kannata mitte mingit kriitikat. Nüüd on teie aeg. Küll üleskutse lõpetame ära selle Eesti rahvusriigi hävitamise. Martin Helme, jätkuvalt Riigikogu ja töökorra seadus kehtib ja 2 minutit on küsimuse esitamise aeg, et te läksite 20 sekundit üle. Härra peaminister, palun. Jaa, aitäh, hea Riigikogu esimees. See viimane lause loodetavasti jäi pooleli, kus te ütlesite üleskutse lõpetame ära selle Eesti rahvusriigi. Ma loodan, tahtsite midagi veel juurde öelda. Ma südamest loodan. Vastasel korral oleks lugu päris plass. Nüüd ma kuulasin ju tähelepanelikult. See väide, mida te esitate, ma mäletan ka siin on varem neid väiteid ju esitatud, et slaavikeelseid inimesi on sama palju või isegi rohkem kui enne Vene sõjaväe lahkumist. No ei vasta tõele. 89. aasta rahvaloenduse järgi oli venelaste, valgevenelaste, ukrainlaste osakaal Eestis 34,94%. Statistikaameti 24. aasta andmetel oli Eesti rahvaarv 1,3 miljonit. Ja sellest on venelasi, ukrainlasi ja valgevenelasi 142 000, mis teeb 10,4% kogu rahvaarvust. Ja rännet Eestisse mõjutab oluliselt Venemaa sõda Ukrainas. 25. aasta alguse seisuga elab Ukraina kodakondsusega inimesi Eestis 52 000. See on 3,8% elanikkonnast. Ja umbes 3/4 neist on saabunud Eestisse alates 22. aasta algusest. Mind üldiselt ikkagi üllatab see teie hoiak, et te võitlete Ukraina sõjapagulaste vastu saamata aru, et Eesti eest peab sõda Ukraina, meie asemel peab sõda Ukraina ja meie ülesanne tagalana on toetada ka nende inimesi, kui see vajalik on. Ja eestlased ometi peaks mõistma sõjapagulaste vajadust leida kindel koht. Ja Eesti tegelikult on seda kindlasti teinud ja need inimesed on Eesti elusse kindlasti panustamas. Seda esiteks. Teiseks, kaitsetööstuse mahategemine minu meelest on suhteliselt mage värk. Ettekujutus, et Eesti kaitsetööstusesse raha suunamine, et selle raha eest toota seda, mida Ukrainal on vabadusvõitluseks vaja, on justkui korruptiivne semudele raha andmine.
Ma kardan, et see kirjeldab pigem nagu teie ettekujutust majandusest, mitte sellest, kuidas tänapäeva kaitsetööstus töötab ja kuidas läbi küll halbade põhjuste ehk sõja Ukrainas on võimalik oma tööstust arendada. Aga just nimelt, kui vaadata kaitsetööstuse arengut, siis kui midagi Ukraina konfliktist õppida riikidel, siis see, et kui asjad lähevad keeruliseks, siis oma kohalik tööstus peab olema tugev, et sul oleks mida koha peal toota ja kiiresti toota ja seda saab kasutada. Kui nüüd vaadata laiemalt, siis ka Eesti Panga analüüs, millest siin enne juttu oli, majandusanalüüs, seal on üks väga hea slaid, mida ma jälle soovitan. Seal on just kirjeldatud, kus on Eestis kõige suurem lõtk just selle arvelt, et me saame oma majandust kasvatada. Vastus on tööstuses. Nii et tööstuse kasvatamine, millele pani rõhku eelmine valitsus, millele paneb see valitsus, on ainuõige suund Eesti jõukuse ja majanduse kasvatamiseks. Aitäh! Suur tänu. Sellega lõpetame tänase 6. küsimuse käsitlemise. Enne kui me läheme 7. küsimuse juurde, on saali tulnud kolleeg Kalle Grünthal ja kohe on ka protseduuriline küsimus. Kalle Grünthal, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Teatavasti Riigikogu liikme staatuse seadus ütleb seda, et Riigikogu liikme sõna saalis on vaba. Ehk siis ta võib siin rääkida ükskõik mida tahab. Selles osas mingit sanktsiooni ei toimu. Praeguses olukorras on meil seal 3 ministrit, kelle Riigikogu liikme staatus on peatunud, ehk nad ei ole Riigikogu liikmed. Ja seega me ootaksime siit nii-öelda ausaid vastuseid ja mitte valetamist. Et minul on selline küsimus, et kuidas Riigikogu juhatus teie isiksuses arvate sellest, et kuna nii-öelda vaba sõna ei laiene ministritele, et kas on võimalik teie hinnangul ka, ütleme, neid valeütlusi vaidlustada ka siis halduskohtus näiteks, sest et seesama immuniteet, mis on, ütleme, Riigikogu liikmetel, ei rakendu ministritele, kes on siis nii-öelda, ei ole enam Riigikogu liikmed. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg, et see nüüd ei ole kuidagi seotud istungi läbiviimise protseduuriga. Et see, milline on Eesti Vabariigi õiguspraktika, et seda teemat peate küll arendama kellegi teisega, sest istungisaal ei ole see koht, kus seda teemat arendada. Nii et ma annan praegu 7. küsimuseks sõna kolleeg Züleyxa Izmailovale. Vastab peaminister Kristen Michal ja teemaks on maksupoliitika. Züleyxa Izmailova, palun. Aitäh, austatud peaminister. Eesti Panga värske prognoosi järgi ulatub tänavune inflatsioon 6%-ni ja inimeste ostujõud väheneb veelgi. Tänases Eesti Ekspressis tunnistab isegi Urmas Sõõrumaa, et toiduainete käibemaks on Eestis liiga kõrge. Sõõrumaa lisab, et paljud riigid on toidu käibemaksu langetanud, sest toit on ikkagi inimesele vältimatu kulu. Tõepoolest, Eestis on toiduainete käibemaks võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega üks kõrgemaid, mistõttu aina enamad eestlased on sunnitud kõhutäie arvelt kokku hoidma või sõitma isegi naaberriikidesse, et perele soodsamalt süüa osta. Kas teie, austatud peaminister, ise üldse käite toidupoes ja näete, et kõrge toiduhind on probleem? Milliseid lahendusi te pakute, et toiduhind alla tuua? Aitäh! Aitäh, hea küsija! No kujutage ette, ka peaminister käib tõepoolest vahepeal toidupoes. Ja tänapäeval muuses linnastunud inimestel juhtub ka vahel nii, et tellib koju toitu. See on tõepoolest midagi ennenägematut. Et kui te arvasite, et tabate mind ootamatult, seda ei juhtunud, seda esiteks. Nüüd iroonia kõrvale jättes toiduainete madalama käibemaksu soov, ma saan aru, et see on sotsiaaldemokraatide selline nii-öelda programmiline seisukoht. Ja kui vaadata seda nii-öelda positsiooni, siis isegi ettevõtjad ise, Toiduliidu juht, Sirje Potisepp on tegelikult öelnud ju ka erinevaid asju selle sama käibemaksu alanduse idee kohta. Ja ma veidi viitan nendele mõtetele täiesti vaba tekstina, et mitte tsiteerides, aga lihtsalt selle mõttena, et kui teha selliseid käibemaksu erisusi, siis tuleks tegelikult öelda, millega see saamata jäänud tulu asendatakse. Kui Eestis nüüd maksusüsteem saab selline, et me kaotame ettevõtte kasumimaksu, me kaotame esimesest eurost tulumaksu, mis on õiglasem sotsiaalselt ja jätab just väiksema sissetulekuga inimestele rohkem raha kätte ja tõuseb tulumaksuvaba miinimum 700 euroni, mis taas on sotsiaalselt õiglasem ja jätab väiksema sissetulekuga inimestele rohkem raha kätte, siis kui me hakkame tegema käibemaksu erisusi, siis peame vastama ja ma soovitan teilgi otsida vastust sellele,
kuidas me katame kaitsekulutused, mida me tõstame 5%-ni. Ja ometi oma riiki tahame hoida. Ma arvan, et isegi sotsiaaldemokraadid ei võitle selle vastu, et seda riiki tuleb kaitsta, anda sõnum nii sõpradele, et me võtame seda tõsiselt, kui vaenlasele, et me võtame oma kaitsmist väga tõsiselt. Ja kui nüüd vaadata kõike seda nii-öelda pilti, ütleme ka mujal, kus see hind on või see käibemaks on alanenud, sellegi kohta on tegelikult ettevõtjad ise öelnud toiduainete sektorist, et pigem need hinnad langevad tihedas konkurentsis, mitte sellest, et korraks justkui makse alandatakse, üsna kiiresti turg selle hinna tagasi võtab või õigumini vahendajad. See kasu kahjuks erinevate kogemuste puhul ei jõua inimesteni. Ja kui vaadata inflatsiooni ja käibemaksumäära seost, siis näiteks 24. aasta septembris, võtan siit samast toiduainete inflatsioonistatistikat, Lätis on küll toiduainete käibemaksumäär 5%, aga inflatsioon 4,5%. Poolas 4,7% inflatsioon, käibemaksumäär madalam. Küproses samamoodi 5% tõusis, käibemaksumäär madalam. Nii et ma ütleks niimoodi, et see käibemaksumäär madalamana ei taga seda, et toiduainete hinnad ei tõuseks või et see soodustus jõuaks tarbijani. See pigem jääb vahendajate juurde, nende samade kaubanduskettide kasumisse. Ja kui vaadata, mida ettevõtjad ka ise on öelnud, ka suurte kaubanduskettide omanikud hiljuti, et võib-olla meil on ikkagi liiga palju ruutmeetreid poepinda, mis siis tegelikult lõpuks kajastub ka selles hinnas. Aitäh! Suur tänu ja Züleyxa Izmailova, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh! Hea Kristen Michal, Urmas Sõõrumaa on ka ettevõtja, et kuulake ikka erinevaid ettevõtjaid. Aga Eestis on toiduhindade tõus olnud üks Euroopa kiiremaid. Ka teie mainitud Sirje Potisepp on välja toonud, et toiduainete hinnad on viimastel aastatel tõusnud pea 40%. Kui võrrelda toiduhindu 2021. aastaga, siis on hinnakasv isegi enam kui 50%. Eesti Konjunktuuriinstituut on välja toonud, et Euroopa Liidu keskmisest hinnatasemest oleme juba praegu 9% kõrgemal ja Euroopa Liidus oleme toiduhindade poolest koguni esikümnes. Millised maksumuudatused siis teie kui valitsusjuhi hinnangul võiksid aidata toiduhinda langetada ja miks ei võiks toiduainete käibemaks sarnaselt teistele Euroopa Liidu riikidele ka Eestis madalam olla? Et miks peab näiteks porgandi eest eestlane maksma sama käibemaksumäära kui luksuskauba eest? Et ma toon lihtsalt näiteks, et Poolas on toiduainete käibemaks 5%, Hispaanias 4%, Prantsusmaal 5,5%, Saksamaal 7%, Leedus 9%, Lätis 12%, Rootsis 12%, Soomes 14%. Meil on 24%. Palun vastake selle küsimusele, aitäh! Ja ometi ma vastangi sellele küsimusele, vastasin ka enne. Et toon näiteid. Näiteks Euroopa Liidu statistikas, kui me numbritest räägime. 23. aastal toiduainete hinnad Eestiga olid võrreldes kallimad näiteks Luksemburgis, Iirimaal, Soomes. Ja nendes riikides kõigil on seesama vähendatud käibemaksumäär. Samamoodi nagu ma teile kirjeldasin, hinnatõus, inflatsioon käibib või on kõikides nendes riikides samamoodi, kus on toiduainete käibemaksumäär madalam. Et inflatsiooni see iseenesest ei pidurda ega hinnatõusu. Ja vaadake, minu peamine mõte on selles, mida ütleb ka Sirje Potisepp, et kui me hakkame neid erisusi tegema, siis me peame selle kuskilt mujalt maksudena tagasi võtma. Tänane maksusüsteemi muudatused, need, mis tulevad, ja ma loodan, et te ka neid toetate tegelikult, on ettevõtlusele hoo andmine, ehk tehakse kõrgema lisandväärtusega investeeringuid, muuhulgas ka toiduainete tööstus, ma arvan, see aitab konkureerida paremini, konkurents toob hindu alla. Teiseks, sotsiaalselt õiglane ehk esimesest eurost tulumaksu koormuse kaotamine, mis on täna seadustatud, mille me kaotame, mis muidu 26. aastal oleks löönud rohkem pensionäre ja madalama sissetulekuga inimesi. Inimestel jääb rohkem võimalusi oma raha kasutada, osta seda, mida neil vaja on. Ja tõuseb ka tulumaksuvaba miinimum 700 euroni ehk seesama maksuküür kaob ja inimestele jääb rohkem raha kätte, et osta seda, mida vaja on. Me saame inimeste elu lihtsamaks teha ja need samad maksuleevendused teevadki inimeste elu lihtsamaks. See teie ettekujutus, et me teeme selle käibemaksu erisuse, mille puhul me ei ole veel vastanud, millest me siis selle täpselt kinni maksame. Ma kardan, nagu Läti näide näitab, jääb see üldiselt ikkagi kellegile teisele, mitte inimestele. Ka Hispaania näide tegelikult näitab sama. See tegelikult jääb vahendajate kätte, mitte ei jõua tarbijateni.
Aga ma arvan, et me ei taha lahendada probleemi, et vahendajate kasumid on väiksed. Ma südamest vähemalt loodan. Aitäh. Ja lisaküsimus, Reili Rand, palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, austatud peaminister. Täna on korduvalt viidatud nii Eesti Panga kui teistele prognoosidele, mis näitavad majanduse taastamise märke. Tõsi, tempot nähakse erinevalt. Prognoosid on aga ühel meelel, et inimeste toimetulek majanduse kasvust osa ei saa. Eesti Panga sõnul ostujõud suisa halveneb. Annan siia Kodusaare konteksti. Möödunud aastal oli Hiiumaa mediaanpalk 1373 eurot. Tasub selle numbri peale mõelda. Oma eelnevas vastuses põhjendasite kolleegi küsimusele Eesti ülikalli toidukorvi maksumuse soodsamaks mittemuutmist riigikaitsekulude katmise vajadusega. Küsin siis, et miks valis tänane valitsus, et ettevõtjate panus riigikaitsesse võetakse maha, aga perede toimetulekut kõige enam mõjutava käibemaksutõusu muutsite ajutisest püsivaks? Miks kaalub väheste ärihuvide toetamine, võiks vist suisa öelda, et kingituste tegemine üle Eesti inimeste toimetuleku ja heaolu? Aitäh! Aitäh, hea küsija. See on hoolega konstrueeritud küsimus, aga maksusüsteemi mõttes kahjuks vildakalt vabandan selle eest, aga nii on. Et kui te oleksite kuulanud minu vastust oma kolleegile ja püüan seda nii lihtsalt teha, võib-olla mina seletasin halvasti, siis need maksumuudatused, see, mis puudutab ettevõtluse kasvu, tõenäoliselt loob jõukust igal pool üle Eesti. Investeeringuid tehakse muu hulgas Hiiumaal, Saaremaal ja igal pool mujal. Ja majanduskasvu tsükli alguses, kus me oleme, on mõistlik ettevõtlusele seda hoogu anda, et meil oleks kõrgema lisandväärtusega, parema palgaga töökohad, kus meie inimesed saavad ennast kindlustada ja ennast realiseerida. Minu meelest see on parim sotsiaalpoliitika tegelikult, kui meie inimestel üle Eesti igal pool läheb hästi. Ma ei leia väga ühtegi seisukohta, mis seda ümber lükkaks. Teiseks, maksumuudatused, mida me tahame teha. Seesama tulumaksukohustuse kaotamine, mis nüüd on seadustatud, meil tuleb seadust muuta ja ma loodan teiega hääletate selle poolt, võtta ära tulumaksukoormus esimesest eurost. Esimesest eurost tulumaksukoormus oleks kõige rohkem mõjunud just madala sissetulekuga inimestele. Seesama tulumaks, mida te ütlete, et justkui perede kindlustunnet need maksumuudatused halvendavad, vastupidi parandab. Peredele jääb rohkem raha kätte. Rahandusministeeriumi arvutuse kohaselt esimesest eurost tulumaksu koormuse kaotamine või selle tulumaksu kohustuse kaotamine on ligikaudu 150 miljonit. Tähendab seda, et see raha tegelikult küll jääb riigieelarvesse laekumata, aga jääb inimestele kätte, et osta seda, mida vaja on, ja inimesed ja pered saavad oma tulevikku kindlustada. Ja see on, meeldib see või meeldi, sotsiaalselt õiglane, minu meelest tervemõistuslik. Maksusüsteem on lihtsam, jah, me saame sõjakulusid maksta, tõsi. Ja teine asi, mida me teeme, mida ma olen siin saalis näinud ka korduvalt kahtluse alla seatavat, näen ka aega, et kuidas meedias erinevad poliitikud ütlevad, et äkki jätaks ikkagi selle tulumaksu küüru kaotamise ära. Mina sellega nõus ei ole. Tulumaksu vaba miinimum, mille me oleme seadustanud, et see on järgmisel aastal 700 eurot, tulumaksu küür või see maksuküür peab kaduma ja need mõlemad koos, esimesest eurost tulumaksu kohustuse kaotamine ja tulumaksu vaba miinimumi tõus annab ju inimestele, eeskätt just madalama sissetulekuga inimestele rohkem võitu. Nii et seetõttu jah, see küsimus võib-olla oli küll elegantselt püstitatud, aga oli eesmärgist mööda. Maksumuudatused sellest on jälle eesmärgile pihta. Väiksemad sissetulekuga inimestel läheb elu lihtsamaks. Aitäh! Aitäh! Nii, lõpetame selle küsimuse käsitlemise, aga enne kui edasi liigume, siis on käsi püsti kolleeg Reili Rannal. Küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Ja, aitäh, austatud istungi juhataja. Minul on ikkagi selline küsimus, et olles siin infotunnis üpriski värske küsija, et mis on minu võimalused siis uuesti küsimust püstitada või saada oma küsimusele vastust. Et nimelt peaminister oma vastuses jättis totaalselt käsitlemata selle vahe, et miks siis ettevõtjatelt riigikaitsesse panustamine ära jäetakse, et miks eelistatakse väheseid ettevõtjaid laiemalt inimeste. Jah, aitäh. Ma sain aru teie küsimusest ja annan ka vastuse. Et teil on võimalik
juba järgmises infotunnis esitada oma küsimus peaministrile. Teil on võimalik esitada arupärimine peaministrile ja teil on võimalik kindlasti ka peaministril siin pärast infotundi lõppu loodetavasti võtta tal nööbist kinni ja küsida veel täpsemalt üle. Ehk siis neid võimalusi on päris palju. Te saate esitada ka peaministrile kirjaliku küsimuse, nii et neid võimalusi on õnneks meil Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses päris palju, mida ja kuidas on võimalik siis peaministrilt küsida. Aga läheme edasi. 8. küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja teemaks on valitsuse otsused. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja aitäh. Austatud peaminister, no esiteks mulle muidugi pakub nalja, kuidas nüüd sotsid äkitselt on hakanud muretsema perede toimetuleku pärast, ostukorvi hinna pärast, maksutõusude pärast, ometigi nad ise on need maksud kõik kehtestanud, olles valitsused, kaasa arvatud ka käibemaksutõusud, mis meie peresid täna kõige rohkem mõjutavad. Nüüd, kui neid on valitsusest välja visatud, nüüd on siis hakatud ka muret tundma ja küsimusi esitama. Aga enda küsimuse juurde, et siin hiljuti oli uudis sellest, et Eesti kavandab uut suurt maksu, aga selle all peeti silmas direktiivi, mida Eesti pole siiani üle võtnud ja mida Euroopa Liit nõuab. Et see direktiiv ongi see, mille sisuks on maksustada transpordikütused ja toasooja. Ja nüüd te olete igal pool rääkinud, et ei soovi seda maksu, on soov seda edasi lükata. Eesti poolt on siin ka valminud vastav seisukoht. Esiteks see seisukoht on mingil määral umbmäärane, et sealt ei loe täpselt välja, et kas siis soovitakse edasi lükata, soovitakse tühistada. Ja teiseks on ikkagi küsimus selles, et miks Reformierakond üldse algselt seda toetas, selle poolt hääletas. Et mul on lihtsalt siin ees hääletuste protokoll selle direktiivi hääletusest, kuidas iga riik hääletas. 25. aprill 2023, siis oli Reformierakonna Kaja Kallase valitsus juba moodustatud, teie olite siis kliimaminister, mis tähendab, et ka teie andsite omapoolse positiivse seisukoha ja ka laiemalt koalitsioonis oli see positiivne seisukoht antud, et Eesti hääletaks poolt. Ja tol hetkel teie ja Reformierakond olite väga hästi teadlikud sellest, kui palju te soovite makse kehtestada, te kirjutasite alla koalitsioonilepingule, te teadsite, kuidas see mõjutab meie majandust, ometigi too hetk te andsite heaks kiidu sellele direktiivile ja Eesti hääletas poolt. Ehk siis siin ongi küsimus selles, et kuidas siis juhtus nii, et täna te ütlete, et see üldse ei ole see maks ja see direktiiv, mida Eesti peaks toetama, kui ise andsite sellele kunagi heaks kiidu. Aitäh! Jaa, aitäh! Elus ikka on nii, et mis valesti, see tuleb ära parandada. Nii et ma arvan, et selles on ka alati lisanduvate teadmiste osakaal, et kui sa näed, et midagi ajas muutub või ajas on need olud muutunud, ka Eesti inimeste ja majanduse huvid on muutunud, siis tuleb tegelikult ka see seisukoht üle vaadata. Euroopas tegelikult, ma ütleks nii, et kogu selle hoonete ja maanteetranspordi süsiniku turu kohta, et selle sama ETS2 kohta on ikkagi oluliselt rohkem ka detaile selgeks saanud, et me oleme vahepeal läbinud selle kliimakindla majanduse seaduse ettevalmistamise protsessi, mis on väga põhjalik olnud ja millest on saanud ka palju kasu, sest palju debatti on selle käigus ära peetud ja palju erinevaid positsioone on läbi vaieldud. Nii et ja ma ütleks nii, et selle debattide käigus ka Eestis on saanud ja sama asi on ka Euroopa Liidus, on saanud selgemaks, et see süsteem on ikkagi päris keeruline, oleks keeruline, ka koormav ettevõtetele inimestele ja üsna marginaalne oleks selle süsiniku heidet vähendav mõju Eestile. Ja kui me Euroopa Liidus selle õigusakti kokku leppisime, küllap siis varem teie poolt mainitud kuupäevast juba, siis ei olnud selge, et ka see sõjamõjud Eestile, ettevõtetele, inimeste toimetulekule, nii et tänaseks on ju kogu see pilt muutunud ja viimasel ülemkogul, mis oli üsna hiljuti, ütlesin ka mina Eesti poolt, et minu soovitus ja soov on ikkagi leida toetust selle edasilükkamisele ja hiljem ka tühistamisele, et see on meie positsioon. Ma ei näe, et selles midagi ebaselget oleks, vastupidi, väga selge. Teisi riike selle toetuseks on ka juba olemas, seda osad on avalikult välja öelnud, mõned ütlesid seda nõukogu või sellel ülemkogul välja. Ja ütleme nii, et me ei ole veel kuskil selles hetkes, et me saame öelda, et selle taga on Euroopa riikide enamik, aga igal juhul me teeme juba koostööd teiste riikidega, et üritada leida sellist positsiooni, et alustada sellest edasilükkamisest ja saavutada see positsioon, et komisjon
võtaks meid kuulda ja me saaksime edasi lükata, sest kui ma nüüd õigesti mälu järgi ütlen, siis pooled või veidi üle poole Euroopa riikidest ei ole seda rakendama hakanud, kuna peavad seda kõike väga keeruliseks. Nii et kõigepealt jah, see ETS2 tuleb edasi lükata, sellele saada toetus ja siis tühistada. See on meie positsioon ja selle nimel me töötame, aga Euroopas miski ei ole garanteeritud. See tähendab seda, et me peame saama teised riigid sellel toetuseks taha. Mõned juba on ja ehk oleme juba seal poole lähedal, aga mitte veel üle. Aitäh. Suur tänu ja Anastassia Kovalenko-Kõlvart, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, austatud peaminister. Ja seda olen ka mina mitu korda kuulnud, et uus valitsus erineb eelmisest nagu öö ja päev. Ja siit tulenevalt on mul ka küsimus siis automaksu kohta. Et Keskerakond on üle aasta rääkinud, et automaks on põhiseadusega vastuolus, kuna see ei näe erisusi puuetega inimestele, lasterikastele peredele, vähem kindlustatud peredele. Ja just need grupid on põhiseaduse järgi meil riigi erilise hoole all. Ja kahjuks te olete täna nad jätnud üksi ja pannud olukorda, kus nad peavadki autost loobuma. Et inimesed ei saa hakkama. Ja kõiki need argumente, mida mina olen rääkinud, mida Keskerakond on rääkinud, täna kinnitanud ka õiguskantsler ja teinud ka vastava pöördumise Riigikogusse, et automaks on vastuolus põhiseadusega. Ja ma tuletan meelde, et president juba korra jättis automaksu seaduse välja kuulutamata, sest esimeses versioonis oli kirjas, et puuetega inimesed said automaksu vabastust vaid juhul, kui auto oli ümber ehitatud, aga see pani puuetega inimesed ebavõrdsesse olukorda ja paljude jaoks auto ümber ehitamine oleks tähendanud veel suuremat kulutust kui automaks ise. Ja mida te siis tegite? Te tegite veel hullema versiooni automaksust, selle asemel, et anda kõigile automaksu vabastus. Tegelikult seda soovis president, otsustasite, aga me võtame üldse igasuguse erisuse välja, et mitte keegi ei saa maksuvabastust. Ja kui me esitasime too hetk muudatusettepanekud koos huvirühmadega, arvestasin puuetega inimeste koja pöördumisi, siis te ei lasknud isegi neid muudatusi hääletada. Need ei lastud suurte saali hääletusele. Ja siit tulenevalt on Keskerakond teinud ka 2 kaebust halduskohtusse automaksu tühistamiseks, need on menetluses ja tänaseks on õiguskantsler kinnitanud seda ka oma pöördumises, et suure tõenäosusega kohus algatab põhiseaduslikkuse järelevalve menetlusele. Ja üks päev, kui te olite Riigikogus, te vastasite, et te ei ole automaksu fänn. Eelmisele küsimusele vastates, et need asjad, mis on valesti tehtud, peabki ümber vaatama ja tegema paremini või lihtsalt tühistama. Et kas tulenevalt sellest te olete valmis tühistama ka automaksu? Aitäh. No aitäh. Eelmisel korral, kui ma nüüd õigesti mäletan, või üle-eelmisel korral me seda sama automaksu teemat käsitlesime siin, nii et ma kõike seda juba öeldud üle kordama ei hakka. See on stenogrammis kindlasti eelmistest kordadest leitav. Jah, algselt oli ju selles automaksu eelnõus tegelikult ka erand puuetega inimestele, aga Vabariigi president leidis kaaludes, et sellisel viisil see ei olnud vastuvõetav. Tuli tagasi parlamenti, tehti muudatused, loodi toetusmehhanism. Ja eelmine kord vastates ma teile ütlesin ka seda, et kui seal on vigu, mida parandada, siis need vead tuleb ära parandada, et minu seisukoht pole selles ju muutunud. Ma tean, et rahanduskomisjon sellega ka tegeleb. Siin on isegi vahepeal sellised veidrad avantüüre juba üritatud, et on toimunud koosolekud, mis pole komisjoni koosolekud, aga on üritatud nimetada komisjoni koosolekuks. See vist oli teie fraktsiooni eestvedamisel toimus mingisugune selline avantüür siin. Nii et sellest hoolimata jättes need avantüürid korraks kõrvale, ma ütlen, et loomulikult, kui seal on vead, mida parandada, need vead tuleb ära parandada, et minu positsioon siin pole muutunud ja ma loodan, et komisjonis te seda koostööd teete ja otsite parima võimaliku lahenduse. Aitäh. Ja lisaküsimus Lauri Laats, palun. Ja aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, hea peaminister. No, mind ajendas praegu sõna võtma või küsima teie käest eelnev sotsiaaldemokraatide küsimus, mis siis puudutas käibemaksu langetamist toiduainetele. Tüdrukud on praegu jalga lasknud, ei julge vist rohkem saalis olla, aga kuidagi on see olukord tragikoomiline. Et erakonna liikmed, kes on tegelikult 3 aastat viljelenud hoopis teist poliitikat, kelle poliitika tagajärjel on tõstetud erinevad makse, kaasa arvatud juurutatud uusi makse automaksu näol, ja mis on selgelt viinud alla inimeste toimetuleku piiri, ostujõudluse. Ja nüüd on järsku tulnud välja, et aga tegelikult nii nagu nad küsisidki, et meil on regionaalne ebavõrdsus palkade osas,
tegelikult, et toiduainetele tõsteti käibemaksu ja rakendati teisi makse ja tõsteti ka teisi makse, see on väga suur probleem. Mul on nagu küsimus, et mis te nende sotsidega seal valitsuses tegite? Kuidas te suutsite siis niimoodi need ohjata, et nad täpselt käitusid ja võtsid otsuseid risti vastupidiselt, mis nad praegu siin räägivad? Ja kas üldse on võimalik siis sotse usaldada, et kui ühest küljest nad näitavad ennast nii, nagu nad on näitanud need kõik 3 aastat kõikide nende otsustega, ja järsku, kui te viskasite nad valitsusest välja, siis ütlevad, aga tegelikult meil on ikkagi väga suured probleemid ja need kõik 3 aastat, mis me Reformierakonna koos olime, ega meil väga ei meeldinud ja kõik oli meile vastu meelt. Vot mina ei saa aru, et kuidas Reformierakond teie näol, endise peaministri näol suutsid neid siis nii-öelda sellel suunal juhtida, et nad ikkagi nende 3 aasta jooksul tegid vastumeelsed endale otsused? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Ma vaatan, mis selle küsimuse, valitsuse otsused on selle küsimuse nimi, aga ma püüan siiski vastata. Kõigepealt ma kutsun teid üles hiljem stenogrammi huvides kolleegide kohta öeldud parandama, et minu meelest ei ole vääriks öelda oma kolleegide kohta, et tüdrukud on jalga lasknud, see on inetu. Aga ma arvan, saate ise aru, et see vajab parandamist ja parandate ära. Seda esiteks. Teiseks, hoolimata sellest, et meie teed valitsuses sotsiaaldemokraatidega on lahku läinud, ka seda tuleb väärikalt teha ja ma ütleks nii, et kindlasti oli palju olulisi asju, mida me tegime koos, ma tänan neid selle eest. See, et meie vaated on erinevad, on arusaadav. Ja lahku tegelikult läksime ikkagi selle pärast, millised on meie nägemused majanduses, otsuste kiiruses, bürokraatia lõikumises, kärpimises. Seda me oleme ka korduvalt kirjeldanud, kas või need samad otsused, mida on majanduse jaoks vaja, või kas te kujutate ette, et sotsiaaldemokraatidega koos me näiteks oleksime saanud tulumaksukoormat inimeste alandada ja ettevõtete kasumimaksu kaotada? No tõenäoliselt mitte. Aga ka muuhulgas näiteks reeglite lihtsustamine, mis jäi lõpuks seisma ja palju muid asju. Nii et need olid need põhjused, miks me lahku läksime, aga ma kuidagi ei oleks ebaviisakas selles suhtes, sest pigem tuleb hinnata seda, mida me koos saime tehtud. Ma tänan neid selle tegevuse eest ja mul on õigesti vist meeles, et ka teil on sotsidega just hiljutine niisugune lahkumineku kogemus Tallinnast olemas, nii et soovitan kõikide niisuguste mälestuste juures jääda väärikaks ja tänada partnerid tehtu eest ja püüda nagu tulevikus paremale. Aitäh! Suur tänu! Nii, lõpetame kõigepealt selle küsimuse käsitlemise ja enne kui me läheme 9. küsimuse juurde, on Lauri Laatsil käsi püsti, et protseduuriline küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Ja, aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, hea peaminister. Ma kindlasti ei soovinud oma naiskolleege solvata, see oli pigem kompliment, aga kui see tundus teisiti, siis vabandan ja ikkagi naiskolleegid, aitäh. Nii, suur tänu, hea kolleeg, aga me liigume nüüd edasi ja 9. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Priit Sibul ja teemaks on kvalifitseeritud tööjõu täiendav sissetoomine. Priit Sibul, palun. Aitäh, austatud juhataja, hea peaminister. No teie teise valitsuse tegevus kogub tuure, et esimese valitsuse oli teil ka palju suuri tegusid ja nüüd võtate vaikselt kokku, kuidas ja milles seisnesid takistused. Uues koalitsioonileppes on kirjas, et arvestame Eesti kutse- ja rakendushariduses ettevõtete vajadusi kõrgemat lisandväärtust loovate töötajate järgi. Teine lause on sealsamas, võimaldame ettevõtete kõrge kvalifikatsiooniga oskustöötajate palkamist läbi vajaliku erandi. No see esimene lause on eriti kohmakas ja kuigi tõenäoliselt on võimalik aru saada, mida sellega silmas on peetud, aga tasub üle vaadata. Vähe selgemalt on väljendanud teiega ühes reas istuv majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, kes ütleb, et meil on oma töökätest lihtsalt puudus ja on vaja värvata inimesi juurde, mitte enda inimeste arvelt, aga oskustöötajate kaasamine on meie kõigi huvides, et kasvaks majandus ja läbi selle Eesti ühiskonna jõukus. Sel nädalal või möödunud nädalal SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor ütleb, et tööjõu sissetoomise reeglite lihtsustamine üksi Eesti töötlevat tööstust jalule ei tõsta. Et kui vaatame Eesti töötlevat tööstust tervikuna, siis on tegu olnud ikka kahaneva haruga, kus selle panus tööhõivesse ja majandusse tervikuna on olnud pidevalt langustrendis. Ma kardan, et ainuüksi see natuke lihtsam välistööjõu sisse tuua, see tööstuse suurt pilti väga palju ei muuda.
Mul on küsimus selle ilusa jutu juures, kus räägitakse oskustöötajate palkamisest, et tegelikkuses see, mis avalikkus on tulnud, on see, et tahetakse reeglit lihtsustada, et tahetakse võrreldes tänasega tuua juurde odavamat tööjõudu. Et millist sektorit see odavam tööjõud ja kui palju, millises ulatuses, sest täna on osaliselt juttu olnud, eks ju, ka kultuuriminister ütles, et kvooti ei muudeta. Aga kui palju siis uusi odavama tööjõudu sisse tahetakse tuua ja millistesse sektoritesse? Aitäh! Jaa, aitäh, hea küsija. No vot, ma nüüd kordan teile, te ei olnud enne saalis, et majandus- ja tööstusminister on siin infotunnist, nagu ta ütles, 4. korda ja 3 korral pole talle küsimusi olnud. Ja ometi see on täpselt selline küsimus, millele tal oleks hea vastata. Nii et ma südamest loodan, et ühel hetkel avaneb temagi tähetund ja ta saab teie küsimustele siin vastata, saate head vastused. Ja kui siin ei õnnestu, siis äkki ta tuleb kas komisjoni või fraktsiooni ja hea meelega vastab teile. Õnneks ta seda on teinud nii ajakirjanduse vahendusel ühest väljandest teiseni ja kindlasti saab veel teha. Noor mees energiat on. Seda esiteks. Nüüd teiseks loomulikult esimene printsiip, nagu ma kirjeldasin, see on olnud ka varasemates koalitsiooni printsiipides kirjas ja ilmselt paneme sellegi kirja, siin oleme ka öelnud, oma inimestele nende oskuste andmine, mida meie majandusel on vaja. Tööstuse puhul seesama eilne Eesti Panga majanduses prognoos ja kirjeldab ühte lihtsat asja, see on üks mõnus slaid, mis näitab, mis valdkonnas on kõige suurem kasvuvõimalus või kust võiks oodata kasvuvõimalust ja see on töötlev tööstus. Tegelikult sellele hoo andmine aitab meie jõukuse kasvule kaasa, aitab meie majanduse kasvule kaasa, aitab meie inimeste jõukuse kasvule. Nii et sinna tuleb hoogu anda. Ja selleks loomulikult meie inimestele oskuste andmine tähendab haridussüsteemis erinevate kutseharidusvõimaluste ülevaatamine ja nii edasi. See on kindlasti prioriteet number 1. Aga kahjuks on nii, et olenemata sellest, kui palju me inimesi harime, vaeva näeme, kõiki erialasid, kõiki spetsiifikaid meil ei õnnestu Eestis alati sellises koguses toota, nagu meie majanduse kasvuks on vaja. Ja majanduskasvu me ometi tahame, vähemalt mul on selline mulje jäänud. Et siis, kui me tahame majanduse kasvu, jõukuse kasvu, siis selleks, et 5 või 10 Eesti inimest saaksid kõrgema lisandväärtusega tööd teha, on meil vaja mõnda kohta tuua näiteks toiduainete tehnoloog. Või on meil vaja tuua mõne konstruktsiooni kokkupanija või mõne pingioperaator. Ja siin on nüüd oluline, teiegi peaksite oma retoorikas parandama, kui see õnnestub, mitte odavat tööjõudu. Meie ei taha odavat tööjõudu tuua, võib-olla teie tahate. Meie tahame tuua oskustega tööjõudu. Nad on sarnased sõnad, aga siiski erinevad. Ja oskustega tööjõud on tegelikult see, mida Eestil on vaja. Ja seesama tööjõud ja tööjõuvalik tuleb ikkagi sellest samast OSKA raportist. Loomulikult see OSKA raport ei ole tõde, võimalik lahendus, aga see kirjeldab, mida meil vaja on. Keda meil on puudu lõpetajate hulgas, et Eesti majandus saaks kasvada, tööstus saaks kasvada. Ja uus valitsus, jah, on tsentrist paremal. Me langetame makse, muuhulgas ka ettevõtlusele suunatud maksu, eraisikute tulumaksukoormust ja näeme vaeva ka selleks, et Eesti inimesed saaksid paremad oskused ja et oleks need spetsialistid võtta, tänu kellele Eesti inimesed saavad kõrgema lisandväärtusega tööd teha. Aitäh! Suur tänu ja Priit Sibul, täpsustav küsimus, palun. Ja suur tänu. Mul on küsimus siiski, et kui paljudest töötajatest me räägime, et meil on täna kvoot 0,1, siis meil on terve hulk erandeid, et inimesed saavad tulla Eestisse, kellele makstakse 1,5-kordne Eesti keskmine palk. Teil koalitsioonileppes on kirjas väga konkreetne, et te teete vajaliku erandi, et keda ja mis osas see puudutab, kui see ei ole reeglite lihtsustamine, et me saaksime tuua odavamat tööjõuda, siis milles see erand täpselt seisneb seal, mida koalitsioonilepinguga on silmas peetud ja kas teie ja koalitsioonipartnerid saavad sellest ühetaoliselt aru. Siis on mul küsimus, et kui me räägime tähtajaks tulevatest töötajatest, et milline on teie tänase parima arusaamise järgi see mehhanism, kuidas need inimesed Eestist lahkuvad, kas meil on olemas arusaam, et millised on need reeglid, kuidas nad lahkuvad, kas neid jälgitakse, kes neid jälgib, et ühesõnaga, kuidas see on meil korraldatud? Suur tänu. Jaa, aitäh. Lahkumise ja tagasisaatmise puhul on Eesti väga tõhus, et seda võib kohe öelda. Täpse numbri võin teile hiljem otsida, aga Eesti on väga tõhus selles, et kuidas saata inimesi tagasi ja välja. Nüüd
mis puudutab seda OSKA raportit, siis võib-olla seegi vajab teile rohkem tutvustamist, et OSKA raport kirjeldabki, millise valdkonna inimesi meil on tööturul vaja, keda meil ei tule lõpetajate hulgast. See on Kutsekoja tehtav raport ja sinna kuuluvad tööandjatele lisaks, kes loomulikult on huvitatud osapool oskusliku tööjõu saamisel, ka näiteks ametiühingud, ka näiteks Siseministeerium, riigi esindajad. Nii et see on väga laiapõhjalise koja tellitud raport, nii et ma ütleks, ta on üsna selline, või mitte üsna, vaid erapooletu dokument, mis kirjeldab, mida täpselt on vaja selleks, et tulevikus me saaksime kõrgemat lisandväärtust luua. Kui te küsite, et kas kõik saavad sellest ühtemoodi aru, ma arvan, et eks seda debatti kindlasti tuleb ka valitsuse sees, sest ütleme nii, et kindlasti Siseministeerium hindab seda just sisejulgeoleku seisukohast, ütleb, mis on võimalik, mida nad suudavad teha. Majanduse poole pealt hindab majandus- ja tööstusminister, aga seda ma võin küll ette lubada, jah, et valitsus pigem hoiab siiski seda joont, mis on veidi konservatiivsem, ehk anda kõigepealt Eesti inimestele head oskused ja hariduse ja siis võtta need töötajad, kes aitavad luua kõrgemat lisandväärtust mingis konkreetses sektoris. Kindlasti ei saa see olema valimatu massiline sisseränne, nagu ta on toimunud mõnes riigis mingil ajastul, kus seda peeti heaks poliitikaks. Et meie vaade on ikkagi majandusele ja jõukuse kasvule suunatud oskuslike töötajate toomine sinna, kus seda täpselt on vaja. Ja selle nimel on palju eeltööd tehtud ja kindlasti nendes debattides osalevad nii julgeoleku pool, majanduspool kui rändespetsialistid, paljud teised. Nii et see saab olema kindlasti sisuline debatt. Aitäh! Suur tänu, härra peaminister. Kuna meil on küsimusteks 2 minutit ja vastamiseks 3 minutit, siis rohkemateks küsimusteks meil tänases infotunnis enam ruumi ei ole, aga ma tänan lugupeetud valitsuse liikmeid, ma tänan kõiki kolleege väga sisuka arutelu eest ja me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga, kus tuleb esimese päevakorrapunktina arutlusele ka Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmine.